kuidas valmistuda messiks, mida teha seal koha peal ja mida peale messi. Kas ja kuidas COVID ärile kaasa aitas, kas minna otse müüma või kasutada ikkagi distribuutorit, kuidas ekspordi juhtimine päriselt käib. Mina olen Timo Porval Lavist ja turunduslaborist. Ekspordime osa number 8 on valmis ja alustab. Täna on külas mees, kes kingib meile ja teistele kodumast kaugemal läbi Food Studio puljongite ja kastmete aega. Sest kahtlen, et ükski podcasti kuulaja või vaataja paneks oma 12 tundi vaba aega puljongi keetmise alla. Mina kindlasti mitte. Selguse huvides lisan, et kõik tooted on naturaalsetest toorainetest, mitte need kollased keemiakuubikud. Ühelt suuremalt toidumessilt Gulf Food toodi koju tiitel Most Innovative Organic Product. Tema 3 sammast on pere, gurmaanlus, mis on ka töö, ning sport, milleks on kirg rataste vastu. Ta on olnud võistlustel kuulsa triatleedi Marko Alberti ja teiste sportlaste isiklik kokk, sest teab, mis sportlasele sobib ja ilmselgelt teeb ka selle väga maitsvaks. Usun, et neid tulemussportlasi kõrvalt nähes on tekkinud ka endal see mentaliteet, et lihtsalt starti minna ja vimpel võistluse lõpus saada pole mingi teema. Alati maksimum. Kui vaja, siis saab sõidetud ka telki, kus on ees ootamas teised tegijad, kes on sel päeval vähe üle pannud. Ta toob kokku inimesed, kes tahavad asju ära teha ja on positiivses mõttes hullud. Kes täna mõtleb, et mida süüa teha, siis minge kindlasti foodstudio.ee lehele, kus leiate ikka väga suure koguses retsepte, millele peale vaadates tundsin, et isegi minusugune võhik saab sealsete roogadega hakkama. Helgor Marko, tere tulemast podcasti Ekspordime. Tere hommikust. Tahad sa siia midagi lisada, täpsustada? Ma arvan, et siin on kõik öeldud. Võime koju ära minna. Koju minna et... Nii lihtsalt ma sind ära ei lase, kui sa siit stuudiuksast ikkagi sisse tulid. Kui sa peaksid tegema sellise lühiülevaate, millega te tegelete ja kus te selle aastate jooksul nagu tulnud olete siis? Siis just aus oleks alustada 11 aastat tagasi, et kui Food Studio sai loodud kui hobi. Ja täna on sellest ikkagi saanud nagu, see ei ole enam hobi, et viimasel ajal on see ikkagi kogu elu ja töö ja veel kord elu, eks, aga ma julgeks öelda, et ma olen üks vähestest võib-olla jälle, et kelle hobi ja töö ja armastus on üks ja sama, eks, ja see mind tegelikult täna nagu tee peal hoiabki, aga jah, tulles tagasi Food Studio juurde, siis see sai tehtud mu partner Indrek Kivisaluga, kes oli tollel väga hea sõber. Ja me tegime seda seepärast, et meil lõbus oleks ja me tahtsime teha sõpradega toidukoolitusi, juua veini, õpetada inimesi süüa tegema ja me pidime tegema neid iga nädal siis ühe, et maksta ära see üür ja maksta ära see investeering ja me tegime esimene aasta vist, ma ei mäleta peast, kas 100-150 üritust. Ja siiamaani iga aasta meil neid 200 suurusjärgus, et hobis sai hästi kiiresti nagu äri tegelikult, ja see on nagu mõtlengi, et ühe poolt hästi suur pluss, teise poolt hästi suur miinuseks. Aga kus need tooted nagu tulid ühel hetkel? Jaa, tooted tulid 4 aastat tagasi, 4 aastat tagasi me lõpuks launch'isime need, eks, aga tegelikult mu peas olid need ka varem, sest me Food Studios ise pidevalt ju keetsime neid puljangeid ja kasmeid ja see oli hästi tülikas töö, et kui sa pead ikkagi õhtul see puljangi keema ja hommikul on ta siis valmis ja ega see tagasisidet tuli ka, et kliendid hakkas küsima, et kus me saame seda, miks me ei saa osta või punase veini kastet, jube hea, et kuidas see tehakse, siis räägid, et see on ülilihtne, sa röstid need kondid ja siis sa keedad mingi 20 tundi ja siis sa keedad veini alla, siis paned need kokku ja jälle keedad ja siis keegi viitsi juba enam kuulata, et okei, las ta jääb. ja sealt see idee tuli, et proovida, kas selline ärimudel üldse töötaks, eks, et see oli tollal ikkagi piisavalt hull idee, et kui sa täna küsid, kas seda uuesti tegema hakata, siis ma alles nädal tagasi vastasin selle, et ma ei ole päris kindel, et ma seda uuesti teha tahaks, aga selline teadmatus on teinekord hästi põnev, et kui sa hakkad mingi ideega pihta, mis sulle õudselt endale meeldib, inspireerib, ja sa lähed, aga tegelikult sa nagu paned orav rattas, eks, ja see on tore. Miks sa enam seda uuesti tegema ei hakkaks? Vaadates neid halli juukseid mu peas siis. et ma ei tea, võib-olla ma olen nagu muutunud rahulikumaks, saanud vanemaks, aga tollel ka Indrek Koog ütles, et ega sa oled hull või selles suhtes, et kutsus mind maa peale nagu tagasi pidevalt, eks, ja ega seda
toiduaine tootmist tegema hakata, noh, see ei ole kõige lihtsam idee, kõige odavam idee võib-olla, et aga kas peab alati lihtne olema, eks? Nii on. Kui sa ütled, et sa oled maha rahunenud, siis ma tegelikult ikkagi nagu päris lõpuni ei usu sind, siis muidu te ju müüksite siin Eestis neid asju. Kuhu te välja nendega täna murdnud olete? Ja ei no selles suhtes, eks see maha rahunemine on ka nagu, seda saab mitut moodi mõista, eks, et aga võib-olla nagu ma olen teadlikumaks muutunud oma tegevuste osas siis, eks, aga täna me ekspordime ikkagi päris palju Soome-Rootsit, Taani on lisandumas väga jõuliselt, Islandit müüme, vahepeal olime Hispaanias ja noh, siis muidugi nii-öelda ka teiselt poolt Läti, Leedu, Poola, Ukraina, et ikkagi juba nipet-näpet liigub. Kui väga hästi ju ära kaetud? No riik on nagu tulnud nagu palju, nagu mitmeid, aga noh, ega need müügid ei ole nüüd seal siis ka sellised, et Eesti on ikkagi meie nii-öelda koduturg ja täna on see niisugune eksport ja Eesti on niisugune 70-30 Eesti kasuks siis. Kindlasti on seda nagu, noh, hiljem kindlasti me räägime COVIDist, eks, et aga mu eesmärk oleks, et see oleks kindlasti vastupidi. Aga noh, tänu selle COVIDile me oleme nagu oma koduturgu ikkagi ka väga jõudselt ümber vaadanud ja teinud nagu korrektuure. Et peale Gulfoodi edu ma arvasin, et ikkagi et me nüüd lähme ja oleme jalaga uksed lahti igal pool ja noh, mis see Eesti, eks. Eesti on tore, aga noh, ei see ikka päris nii ei käi, eks, et tuleb nagu aega anda. Aga jah, ma arvan ka, et kui need tooted iga eestlase ostukorvis oleks, siis on ka seda raha, et tegelikult investeerida sinna ekspordi suunda. Absoluutselt, sest noh, eksport investeerimine on ikkagi väga-väga nagu kallis ja aeganõudev, eks, et kus turgudest nagu pihta hakkasite, mis see selline esimene turg olid ja mis need esimesed siuksed liigutused olid, et kui nüüd ka mõni podcasti kuulaja, vaataja, tal on ka mingi toidu idee asi, kuidas pihta hakata üldse? Noh, ma täna kindlasti soovitaks alustada messidest, et meie puhul on messid nagu kõige parema tulemuse ja me oleme päris palju messidel käinud ja ühe väike ettevõtjana, et ega päeva lõpuks millised on su võimalused reklaamida ennast, et ega ükski riik, Soome, Rootsi, noh, kaugemale ka, ega keegi ei oota sind oma puljangitega sinna, et ega neil ei ole neid vaja ju. Noh, tegelikult neil on, aga nad ei saa aru veel sellest, et neil on vaja neid, aga noh, ikkagi see esmane, eriti sellised konservatiivsed riigid, eks, et ega noh, mitte keegi ei oota sind sinna. Et sa pead leidma ikkagi sealt samasugused hullud, heas mõttes hullud nagu vastu, kes on vaimustuses su tootest, kes usuvad sind ja kes tahavad nagu midagi ära teha. Ja noh, tegelikult ka see mõtteviis on meil olnud hästi palju siis distributsiooni partnerite valikutele, et võib-olla meil on lauas olnud teinekord väga head suured ettevõtted, aga olla seal, kui neil on 20 000 SKU-d juba listis, olla veel nagu noh, oma 15 tootega, siis ma pigem ei usu sellesse ja me oleme ikka hästi palju tagumiku tunde järgi neid distributsioonipartnerid ka valinud, et siiamaani me ei ole liiga palju eksinud, aga jaa, pikk jutt lühidalt, et messid. Lähekski korra nende messide juurde. Kuidas teil see messile võib minna ja oma putka püsti panna ja siis tuled tagasi ja nagu ei saanud kontakte või mingid visitkad? Kuidas teil kogu see protsess on? Mis selle tulemuse siis lõpuks nagu ära toob seal messidel? Kõik targad inimesed räägivad, et enne messi tuleb hirmsasti tööd teha ja proovida saada kohtumisi hästi paljude kettide, distributsiooniettevõtetega ja nii edasi, et see kindlasti väga hea soovitus nagu nendele ettevõtetele, kes on juba nagu meiegi täna 4 aastat toimetanud. Loomulikult on hästi lihtne nüüd, et ma ei tea, me lähme Prantsusmaale messile, me anname kõikidele oma partneritele teada, nad on enamasti kõik seal, me kohtume. Väga okei on nagu nii-öelda nagu äri ajada niipidi nagu peaks, eks, aga kui sa oled nagu esimest korda lähed, siis kellele selle e-maili saadad, et tere, et mul on see kanapullang, et jube hästi tegime, et tulge nüüd vaatama, eks, et ei tule keegi, eks, et ja see messide puhul ma ei mäleta, kes see rääkis, aga ma mäletan seda juttu, et kui sa lähed esimest korda välismessile, siis ega ükski siis selle riigi või keegi ei tule sinuga juttu rääkima, et nad lähevad mööda, vaatavad, mingi uus ettevõte, mingid puljangid, lähevad mööda, eks. Ja siis järgmine aasta või siis ülejärgmine aasta, kui see messi uuesti toimub, eks, et suuremad messid on üle nii-öelda aasta toimuvad, eks, siis see sama nii-öelda ettevõte tuleb mööda, need kutid on ikka siin, vaata, et läks vaataks, mis neil on, eks. Ja siis nii-öelda 3. aasta, siis nad nagu võib-olla juba võtavad su visiitkaardi ja proovivad toodet ja et mina ei uskunud seda alguses, mis jutt see nüüd on, et te tüübid ikka ei tea ekspordis midagi. et ei, me küll nii ei tee, eks, et me lähme ikka kohe nagu müüme ja teeme, toome tellimised koju ja küll, aga meil on olnud tegelikult üks hästi hea käekiri ja
et meil on eesmärk olnud igalt jumala messilt tuua üks püsiklient koju. Ja see nüüd tegelikult ka õnnestunud, et me oleme saanud igalt messilt ühe partneri ja ma olen sellega nagu üüber rahul, et kui me nii suudame jätkata, siis on nagu väga hea. Ma eesmärgist saan aru, aga kuidas see eesmärk nagu ära tehakse, et see partner siis nagu ikkagi saadakse sealt? Et kui sa vaatad meie nagu brändi perekonda, siis me oleme hirmsasti näinud vaeva see disaini osaga, eks. Ja me oleme saanud väga head tagasisidet meie disaini osas, et ja kui inimesed lähevad nii-öelda, kus sul on siis, ma ei tea, sa oled käinud ilmselt mõnda suurel toiduaine või mõnel muul messil, kus on siis sul kilomeetrid vaja päevas käia ja kui sa kõnnid ja ega sind liiga palju asju ei kõneta. Ja kui me olime eelmine aasta Amsterdami messil, kus siis inimesed läks lihtsalt mööda ja jäid seisma, ütlesid, tead, et meil on pesipulbri äri, aga teil on jube ägedad pakendid. Et lihtsalt nad jäid seisma ja tahtsid nagu avaldada tunnustust. Ja mitte üldse nagu äri pärast, või lihtsalt öelda, et see on jube hästi näeb välja, eks, et see teeb nagu, see on nagu hea tunne, eks, et ehk siis kindlasti esimene asi on see toode ise seal, disain, siis mida ma soovitaks veel kindlasti läbi käia on igast EAS-i koolitused, mida messil teha, mida mitte teha, et Gulfoodil ka käid ringi, vaatad Läti boks, eks ole, seal on nagu üks inimene on nagu boksis siis ja ta teeb arvutiga tööd. Et kui nagu, et see on siuke nagu ABC, eks, aga kui sa ei ole seal kunagi käinud, kus sa siis seda tead, et selles suhtes me nagu oleme need EAS-i asjad kõik nagu läbi ratsutanud ja saanud nagu sellist nagu algteadmisi ja kindlasti nagu kuulanud teisi, et teiste ettevõtjatega rääkimine ikkagi Eestis küll väga palju nagu suurtootjad ei taha sinuga nagu sel teemal rääkida, küll väiketootjad nagu ikkagi me räägime sellest, eks see on okei minu meelest, et ja kindlasti kasutada mentoreid ja kindlasti kasutada inimesi, kes on käinud ja kes oskavad sulle nagu need 3 põhireeglit öelda, eks, et sa ei näpi mobiili, et sa ei söö, et sa ei tee mingid sellised lihtsaid rumalusi seal, vaid sa ootadki klienti. Ja kuni sinnamaani välja, mida siis Palsnek teeb, eks, et ma ei tea, kas sa oled kuulnud sellest, et nad on ehitanud üles siis süsteemi nii-öelda, et neil on sisseviskajad, kes pakuvad siis nii-öelda toodet, samal ajal, kuidas see krõps on suus, suu on täis, kuidas see maitseb sulle, midagi või ja mis sinu business on, eks ole, järgmisel momendil on see tüüp juba seal messiboksis, on see email käes, on kataloog, et nii-öelda Reigo on ikka sellega nagu väga nagu hulluks läinud, misegi ütleks, et meie nii hulluks nagu minna ei taha, küll aga me oleme ka üht-teist õppinud, eks, et ega kui sa seal messil lihtsalt seisad ja ootad, siis sa jäädki siin seisma ootama, et seal on vaja teha nagu tegevusi. Toidumessil ma ei ole käinud, kas seal pakutakse, sama, sa ju oled gurmaan, sa võiks kokata midagi, jutud on linna peal, kui head süüa sa teed, et jah. et sealt kaudu võib-olla. Ja meie teeme alati seda, et meil on siis väiksed topsid, kus me pakume nii-öelda kuuma puljangit või sooja puljangit ja kui inimene läheb mööda, siis ta proovib seda, siis vau, et see esimene emotsioon, eks ole, et see puljang on niisugune aastasadu ju keedetud, see on põhitooraine ju köökides, eks, et me ju kõik sööme suppi ja me teame siis puljang on, aga eks ta on niisugune kehva maine olnud ka ju siin viimased 30-40 aastat võib-olla, eks, et enne seda jälle ikkagi minu ema keetis, minu vanaema keetis, et meil isegi koertele keedeti puljangit, eks ole, maal, et kui ta sööb seda pudru või kartulit või midagi nagu juurde, et see on tegelikult see on nii vana asi, eks, et ja sa peadki saama nagu selle, kui sul on hea toode, siis ma mõtlen nagu meie väiketootjaid, eks ole, tegelikult enamasti üüberhead tooted, et sa pead talle andma seda proovima seal messi peal ja siis sa jääd taga rääkima, eks, et kas see kõnetab või mitte ja kindlasti hästi hea nagu tipp võib-olla, mida mina nagu esimesel oma messil tegin, kus tuli, see oli Rootsis, siis tuli üks tüüp, kes oli hirmus huvitatud meie puljangitest, ma rääkisin taga 40 minutit juttu, ma sain talle kõik oma asjad nagu ära rääkida, ma olin nii õnnelik, siis ta ütles, et ma küsisin lõpuks, et mis äri sa teed, siis ta ütles, et ta on lasteaias kokk. Ja samal ajal läks võib-olla 200-300 inimest mööda, keda siis ma ütlesin, jumal küll, et siis ma sain aru, et tegelikult see Reigo poolt välja mõeldud see lause, et what is your business? Ja kui ta ütleb sulle, et kui see ei kõneta sind, siis kohe ütled talle ilusat päeva ja aega, järgmine, eks. Sest sul on 2, 3, 4 päeva, sul on teatud all kontakte ja sa pead olema üliagressiivne seal nagu heas mõttes, eks. Sa ei saa rääkida lasteaia kokaga 40 minutit, sest sinu äri, sinu raha, eks, et siuksed väiksed asjad, aga see tuleb kogemusega, eks, et see on nagu, seal ei ole midagi teha, et sa pead neid ämberid ise panema, seal ei olegi midagi teha, eks, et aga
hea on see, kui sa õpid, eks, et. Oskad sa kuulajale anda mingid selliseid nagu praktilisi tippe veel, et me ei peaks eestlastena neid ämbreid kolistama, las lätlased kolistavad neid messide osa just. Et ma arvangi, et see nii-öelda EAS-i messikoolitus kindlasti on üks hea asi, eks ole, kindlasti üksed podcastid läbi kuulata, tänuväärne töö, mida te teete, eks, et need on ju, ütleme, erinevaid, samamoodi mina ei karda ka suhelda teiste nii-öelda tootjatega, eks. Et kuni mentoriteni välja, et ikkagi küsida, mis on need nipid, mis on need mõtted, eks, et teine asi, mida mulle üldse ei meeldi, on see, et see on võib-olla siukene jälle, on natuke teistsugune, mul on see sporditaust võib-olla, aga kui messidel on ikkagi, kui see tööpäev lõpeb, siis, või nii-öelda messipäev, siis tegelikult alles õige töö hakkab ja see on kuradima raske. See on nagu, sa oled seal olnud juba 8-9 tundi, sa tahaks minna koju, sa tahaks lihtsalt, ma tahaks nii maha kerida, ma tahaks klapid pähe panna, ma tahaks jalutada, ma tahaks üksi olla, sa ei saa. Sa paned järgmise särgi, sa käid tussi jälle ära, heal juhul sa käid 20 minutit, kuulad muusikat ja siis läheb töö lahti, eks ole, mõnes õhtusöögikohas, mõnes pubis, mõnes baaris, et ikkagi äri tehakse tegelikult ju õhtuti. Veiniklaasid. Ja siis sa pead seal jooma nendega, ma olen üritanud alati nagu õudselt nagu madalat nagu profiili hoida seal, et sa jood küll klaasi 2, sest pikemalt messid on 5-6 päeva. Ja minu rekord on olnud siis nii-öelda Saksamaal Biofach ja otse Gulfood, et ma olin 12 päeva järjest messil. Et ma 10. päeval ütlesin lihtsalt oma töötajale, nüüd ma olen koju keset päeva, et mul on kõik, ma ei suuda enam olla, eks, et aga kui seal veel iga õhtu juua korralikult, nagu kõvemad mehed suudavad, eks ole, kella 4-5 hommikul tulevad messile, sul silmad punased peas, et sa haised, et see ei ole okei, eks, et võib-olla see ka, et suur ettevõte, väike ettevõte, eks, et erinevad nagu inimesed, vanused, kõik kultuurid, et ega ma arvan, kui sul on mõni vene klient ja ega kui sa taga seal õhtul viina ei viska, et ega võib-olla ei tulegi äri, eks, et aga jaa, just siuksed väiksed nipid, et samamoodi kui sa lähed, mis mulle endale meeldis, ma öelnud messikoolitusel korjasin üles, et kui sa lähed messilt ära, siis ära võta oma kaelakaarti ära. Jäta see uhkelt rippuma, sa sõidad metroos, bussis, kus iganes rongis. Mul on olnud juhtumid, kui lihtsalt tuleb teine tüüp juurde, küsib, kuidas su päev läks, eks, mis on jube raske, mul ka, mega raske, et kus sa oled, ma olen, ma ei tea, kus ta oli Portugalist, müün maitsaineid, eks ole, et lihtsalt need kontaktid, see kunagi ei tea, kus see, vahetasime visiitkaardid, eks ole, ja 2 aastat hiljem ma küsin, kuule, sul oli seda mingit pipart, mul oli see pipart, et täiesti lampi, eks, ja tüüp mäletas mind, et kas sa said siis selle messil kontakti või said sa see oli metroos küll, eks ole, et see on hea nipp, et hoida seda kaelakaarti nagu hästi pikalt ees endale, et olla nähtav, et tegelikult sa oled ju, kui sa oled messil, sa oled tööl 24/7. Ikka tõeline tippsport kõlab see. Tegelikult ongi ja viimane kord, kui me Anuga messil käisime, siis me ikkagi oma tiimi valmistasime ka samamoodi ette nagu tippsporti, et me elasime kõik nii-öelda ühes suures Airbnb majas, meil olid nagu toidu tegemised, meil olid ühisolemised, meil oli see vaba aeg, eks, et sa pead vaimselt välja puhkama. Sa ei jõua minna järgmine päev uuesti ja panna 8 tundi seda sama asja, kui sa ei ole välja puhanud. Sa jõuad 2 päeva, aga mitte 5 päeva. Et jaa, see ütleme nii, et sportlaste eest hoolitsemine pikaaegselt on mulle kindlasti andnud väga hea nii-öelda messitausta. Ja samamoodi, ütleme nii, et ma näen oma ämber, eks ole, et kui ma olen olnud Markoga Hawaii'l võistlustel, sa oled 7 tundi ära olnud, siis mõtled, nüüd ma panen pildi tasku, eks, et ma siis mõtled, aga miks? Ma ei ole mitte midagi joonud. Esimene aasta oli, eks, see on 35 kraadi, ja siis ma hakkasin nagu hoolitsema ka enda eest, et kui sa hoolitsed nii-öelda oma tippsportlase sellel päeval või nendel nädalatel, sa ei tohi ennast ära unustada, eks. Ja lõpuks olidki nii, et mul olid endal ka nagu söögid kaasas, joogid kaasas, ja seda me oleme ka messidel teinud, et sul on ma ei tea, magneesiumitabletid ja et sa jood ikkagi 3-4 liitrit vett ja et sa joo 18 kohvi seal, eks ole, kuigi hästi lihtne on, lähed võtad see nuppu ja jälle võtad uue kohvi, eks, et 2-3 tükki okei, eks ju, peale õunad ka, et sa lähed ja sööd, sa võtad selle aja, et sa lähed messiboksist, sa sööd ja kõik siuksed asjad, et see on nagu see on üübertähtis pikkade messide puhul. 1-2 päeva, seda võib lasta üle jala juba, eks. See on nagu pool maratoni jooksed ka, lihtsalt paned tossud jalga lähen. Just. Kuidas veel seda meeskonna eest hoolitsesid seal just nagu messidel, et taastuks ja? Mulle õudselt meeldib selline, nagu sa tead, mulle meeldib süüa teha. Ja mulle meeldib nagu päriselt süüa teha, mitte sellepärast, et see nagu
mulle lihtsalt meeldibki, nii lihtne ongi, eks, ja me tegime seal ka päris tihti ikkagi see, et me tegime vahest hommikusööka tiimile, eks, tõused ise üles, teed hommikusöögi, et ma mäletan nii hästi, kui meil endine ekspordi tüüp tuli, kujuta ette, ma ütlen oma sõprade, mul boss tegi just amerikaana mulle, et üliäge, et siuke väike asi, samas ma tegin ju kõigile, et selles suhtes see on okei hoolitseda, et see on nagu hoolitseda oma tiimi eest, oma pere eest, oma sõprade eest, et mulle mingil ajal see hoolitsemise asi nagu hirmsasti nagu meeldinud, et sa saad nagu just, miks ma olin alles Eesti jalgrattakoondisega Itaalias, tegin neil 4 päeva süüa, mulle õudselt meeldib, sa oled mingi väike mutter kuskil suures tiimis, surud täiesti oma ego maha, aga samas oled 100% professionaal, et sa tead, mida sa teed, sa ütled tüüpidel nii, liha täna ei söö, sa ütled seda, eks ole, see on nii ja kõik respektivad sind, kõik on ilgelt happy'd, eks ole, su tööga ja samas ma ei pea kordagi mõtlema mitte millegi muule, kui et need nagu 4 persooni saavad nagu oma nii-öelda soovitud asja ja ma saan nii-öelda anda midagi jälle nagu kas siis tagasi või kui nüüd päris aus olla egoistlik, siis ma saan ise ka ikkagi seda, mis ma tahan, eks. See teiste teenimine on äge, jah? Ja see on nagu, see paar korda aastas on kihvt suruda oma ego nagu täiesti maha ja nii-öelda teenida teisi, eks, et. Kui sa mainisid, vaata, et pärast messi see päris tööpäev algabki seal kohvikutes ja baarides. Kuidas sa seal oled nende, ma ei tea, see on siuke täiesti tavaline kontaktide loomine või sul on seal mingid omad nipid, trikid välja arvatud see, et üle 2 klaasi veini on ju ei lähe tol päeval? No seal on ikkagi vaja, ütleme nii, et ega tegelikult teevad äri inimesed ja sa võid müüa ükskõik mida, ükskõik kellele, aga lõpuks on see äri on ju inimeste vahel. Ja mina ise olen alati võtnud siis nagu neid õhtused üritusi ikkagi see, et sa pead rääkima endast. Sa pead saama nendega sõpradeks, et sa pead teadma ta koera nime, ta lapse nimesi, eks ole, et sellised lihtsad nagu siis siuksed müügimehe trikid, et aga üldjuhul nagu siiamaani need inimesed olid ka ülihuvitavad ja meil on kõikidega ikkagi tekkinud nagu pigem siuke sõbrasuhe või siuke väga hea suhe ja kui tal on sünnipäev, sa helistad ja ikkagi selline et see ei ole siuke müügimehe trikk siis enam, või sellest kasvabki välja nagu see koostöö, eks, et sest ega päeva lõpuks, kui tema sinu asju ei usu, siis sest äri ei tule, eks, et ja kindlasti on nagu okei öelda mingitele tüüpidele ei, et ma just mõtlen, et kui uued üritajad lähevad messile ja nad näevad, et keegi on nende asjadest väga huvitatud, et siis ärge siin messi peal jumalast midagi lubage, et ühtegi lepingut ei tohi messi peal teha, eks, et kui siin on väga palju pahatahtlikke ka ju, eks ole, kes tulevad ja võtavad sul näiteks, ma ei tea, Soome või Rootsi eksklusiivi ära mingi väga väikese kogusega ja sa oled järgmiseks 3 aastaks lukus seal. Sa ei saagi müüa, sest et siukse lepingu ise teinud seal messi peal. Sest mõtle, kui äge on, kehtib, ütleb, Elgur, nii ägeda puljang, me hakkame Soomes müüma. Me teeme nii, aga teeme kohe ära, eks. Et see ongi see, et ho, et lähme koju, ma saan sulle näidised, räägime läbi, prognoosid, asjad, kõik, et jumala ees seal nagu messi peal nagu ei tohi lepinguid teha, et see on võib-olla üks sükene nagu muidugi lepingud on okei allkirjastada, mis on eelnevalt nagu läbi töötatud, eks, aga just see mõte, et ei lähe seal nagu kohe nagu close ima mingid asju võõraste inimestega, eks, et ja ega ükski nagu õige partner ei tule ka seda tegema, see on nagu selge, et ma ei ole veel ühtegi neid, kes tuleks ja ütleks kohe, et hakkame nüüd pihta, eks, et see ikkagi päris töö hakkab ikkagi peale messi, nagu päris töö, et see messi peal on show off ja see on nagu lahe, eks, aga see raskem osa hakkab pärast seda. Aga ongi, sa oled nüüd seal Saksamaa messil olnud mitu päeva. Mis jõuad koju Eestisse, kontorisse, mis saama hakkab? Siis on tegelikult nii, et ütleme nii, et me tegelikult oleme suutnud juba õhtuti nagu panna päevad eraldi, me alati siis nagu tähtsustame kliendid ära. Meil on hea nipp on siis või hea vorm, ma arvan, et paljud teevad seda, aga on kontaktivorm. Sest ütleme, kui on pikk mess, ega sa ju ei mäleta, kes sul enam käisid. See visiitkaart on küll, eks ole, aga sa ei mäleta, mis sa rääkisid, kes see oli, siis meil on siis kontaktivorm, eks ole, et mis riik, see on mingid küsimused meie enda jaoks, me ise täidame seda, räägid kliendiga samal lihtsalt täidad, eks ole. Ja siis me üritame siin alati panna tärni või nagu nummerdades 1-3, et kas 3 on kõige tähtsam, eks ole, või siis 1 on kõige nagu siuke, et tead, mingi restoran tahab seal riigis saada, et sa suunata pärast distribuutori juurde, aga kui 3 on ikkagi, meie mõist tuleb Selveri õige ostujuht, et siis me tegelikult ikkagi ei oota seda 5 päeva ära, kuni me lähme koju ja siis ootame veel 5 päeva, et siis me võib-olla paneme talle ikkagi esimese meili õhtul või järgmine päev, eks ole, et kuule, aitäh ja väga lahe oli ja et äkki ma saan sulle midagi kaasa anda või sellised nagu top kontaktid ikkagi võiks seal messi peal kohe nagu läbi töötada.
kiirelt, aga pärast on see, et sa tuled koju, sa vaatad kõik need listid, eks ole, noh, sa peadki neile saatma kõigile personaalse meili, eks, et sa tänad neid, sa jõuad kas näidisteni, sa jõuad aru saama neid, kas, mida nad veel müüvad, et eks seal on ka nii, et mida suuremaks sa ise lähed, seda rohkem sa julged nendelt küsida. Et kes te olete, kas teil on ladu, kas teil on see, kas teil on transport, kellele te müüte, mis on teie käibed, eks ole, et sul nagu, kuidas ma ütlen, no heas mõttes tekib mune, et hakata ka neilt nõudma, et noh, ma mõtlesin, kas ma räägin seda lugu või ei räägi, aga tegelikult see on hea lugu, nagu, kuidas mina mõtlesin, et ma olen niisugune kõva mees ja noh, mul on mingid tingimused ja nendest ma alla ei lähe. Ja meil oli üks Soome klient, kes tuli siis messilt ja ütles, et Soome messilt tekkis niisugune kontakt, eks ole, ja jõudsime ühe tooteni nagu special custom, mida nad tahtsid ja ma mäletan hästi, et see hinnastus oli niisugune alla 6 euro liiter, eks. Siis mõtlesin, ma panen igaks juhuks või 20 senti otsa, enne kui see hinna ära saadan, eks ole, et noh, nagunii tingivad. Ja panigi, ütleme, 6.20 ja tüübid saadavad siis nagu mingi sekundiga meili tagasi, et ei, et hind on 5.60. Noh, mina olin 5.95, et siuke, ja mõtlesin, et ma ei tule alla, põhimõtteliselt tule alla. Meil on nii hea toode, me teeme ausat asju, jätke. Tüüp saadab lihtsalt ühe rea, et 5.60, tekitab riivit. Siis mõtled, okei, ikkagi esimene välismaal klient ja kogused suured ja teeme ära ikkagi, on. Ja siis mõtlesin 5.60, hind Tallinnas. Et toiduaine äris siis tavaliselt käib ka hind siis kliendi juures hind Tallinnas, eks, et see logistika maksab eraldi raha, eks. Siis ma ütlesin, et hind Tallinnas 5.60, sellised kogused olen nõus. Tüüp kirjutab vastu, hind Helsingis. Siis mõtlesin nii, sellega ma enam nõus ei ole. Tüüpus okei, väga kahju, aga siis me ei saa äri teha. Mul on see hind ees, me müüme talle 3. aastat, 5.60 hind Helsingis ja ta on väga hea klient. Aga see on see lugu, kuidas ma mõtlesin, et mina nagu oma püks alla ei lase ja ma ei ole nõus sellega. Aga siis tuleb nagu päris klient ja sa teed neid asju, eks, et aga samas jälle me suutsime omal ajal nagu Rootsi ICAL ära öelda, et ma arvan, me oleme Eestis üks ainuke toiduaine ettevõte, kes on Rootsi ICAL ei öelnud, et peale nelja nii-öelda kuust läbirääkimisi, siis nad surusid hinnani alla, mõtlesin, me ei tee. Et see ei ole meie ärimudel, et me ei taha toota 1 miljon ühikut kuus ja me ei saa teha seda kõik. Ja nad olid väga üllatunud, et ehk sa pead selle positsiooni nagu kehtestama, et sa ei saa nagu päeva lõpuks, sa pead nagu tegema oma kalkulatsioonid, eks, et kus need piirid jooksevad ja sa ei saa minna alla lihtsalt. Et ma tean, et eestlased tahaks teha seda, et mul endal ka see esimene lugu, eks, et aga meil oli seal ka juba hea kasum sees, et aga see lugu ikkagi, et nad tahavad osta, et müüme, et vaatame pärast, mis saab. Pärast ei ole võimalik hinda tõsta, et ma olen selle Soome mündinud 3 aastat 5.60-ga ja ma ei saa hinda tõsta. Samas see klient on meile väga nagu hea, ta annab ikkagi täna meie nagu ekspordi käibest 7-8%, eks, maksekäitumine on nagu eeskujulik, kõik on eeskujulik, et selles suhtes nagu ma väga õnnelik, me tegime selle diili, eks, et aga seal tuleks nagu alati seda nagu kaaluda, et pärast on nagu väga raske midagi muuta. Kas sa tead üldse mõnda lugu, kus tagantjärgi on võimalik seda hinda tõsta teenusäris, me ise tunnetame täpselt sama, et Ei, ega väga, ütleme nii, et eks mingi aeg tuleb neid hindu nagu korrigeerida, eks, et kui sa vaatad nagu tooraine tõusu, palgasurvet, kõike seda poolt, et kütuse hinnad, elektri hinnad, eks, et aga me räägime ikkagi oma kohtadest. et kui me räägime, kas ta on nagu 1.83 või 1.88, et aga kui sa juba pead nagu sellist tõusu tegema, siis see näitab, et sul on ikkagi matemaatika all nagu ikkagi keeruline, eks, et toiduaine, ütleme, suurtööstuste nagu äris on ikkagi need netomarginaalid ikkagi väga-väga madalad, eks, et seal on see tähtis kindlasti. Väikeettevõtluses ma arvan, et see on natukene nagu lõbusam. Kui te nendele 3 tärnistele saadate neid meile, kas teil on mingid meilipõhjad täna välja töötatud samamoodi copywriteritega, sest ma ütlen, vaadates teie veebi ja lugedes teie pakendit, siis teie copy on ikka väga hea. Selle copy'ga oli ka tegelikult nii, et kui me nüüd disaini au siis kuulub enamasti tegelikult vale öelda 100% Reflexile, eks, kellega me oleme see esimesest päevast koostööd teinud ja meil on väga hea suhe, eks. Ja mulle meeldib, kuidas nad hoiavad, tegelikult kuidas nad on harinud mind ennast selle disaini osas ja meil lase teinekord, kui sealt ka tuleb midagi kiiresti, siis meil lase läbi üldse neid asju enam ja nemad hoiavad mind, mina neid, et see tee on nagu jube äge ja see protsess. Siis tekstide osas me läksime 1 aasta tagasi Typhooni juurde ja ütlesime, et kuulge, et meil on nagu megatoode, meil on megadisain,
aga need tekstid, mis me siin ise oleme kirjutanud, noh, need on tegelikult nagu pläma. Ja siis nad vaatasid selle asja üle ja nüüd me oleme, just on juba pea aasta või, oleme teinud ja noh, tegelikult mulle nagu meeldib see, et see on nagu, nad jagavad seda asja ja see, noh, seal samamoodi, eks see on koostöös, me oleme kasvanud ja aga mulle meeldib justkui see, et see ei tule kõik ühest kohast, et sa hoiad neid asju eraldi, tööd on endal tänu sellele 3 korda rohkem, aga noh, tulemus on kõik on nagu suurepärane, eks, et noh, kui sul oleks 12 tundi vaba aega, eks ole, kui ma esimest korda neid kopisi nägin, ma mäletan seda hästi, ma olin reede õhtu diivani peal, ma hirnusin nagu lihtsalt segane, eks ole, naine küsis, mis sul viga on, mõtlesin, ma loen meie kopisi, eks, et ülimõnusa sellise touchiga, et kindlasti kõikidel turundajatel käige Food Studio lehe peal ära ja vaadake, et on palju õppida. Ja, et noh, tegelikult sa see pakendi kätte võtad, et noh, ma ei tea, kui palju sa tead näiteid, kui sa võtad pakendi kätte ja see kõnetab sind, noh, mina ühte tean, eks olla muu, et kas sa tead veel kedagi. Ja kiirelt nagu ei tule kohe, et noh, natuke oleks naljakas, aga samas sõbralik ja ei oleks ülbe ja noh, et kui sa seda kanapuljangit ostad, sa ostad ju nagu nii seda, ega sa teksti pärast ei osta, aga samas kui sa võtad see paki kätte ja seal on mingi hea huumor või mis korra paneb sind naerma, et tegelikult või annab sulle hea kiki, et tegelikult on see tore, eks. Muidugi, noh, sa annad sinna mingit lisaväärtust ja see on täpselt see, et on suurem tõenäoliselt, ma võib-olla soovitan sõbrale ka, et kuna vaata nagu tõesti nagu hea nurga alt kirjutatud on ju. Aga nad on need meilipõhjad ka aidanud teha või? Me tegelikult ei ole veel nagu meilipõhjadeni jõudnud, sest meil ekspordi osas oli nii, et meil COVID ajal oli siis nii-öelda inimeste vahetus, et vahetasime ekspordijuhti, sest see on ka pikk lugu, aga pika loo moraal oli see, et Elgor ütles, et ma ei võta ühtegi inimest toiduainetööstusest meile tööle, sest toiduainetööstus inimesed on ära rikutud suurtootjate poolt, nende mõtteviis on vale ja nad ei jaga piiti. Nad on oma mullis kinni, eks ole, ja et me võtame inimesed, kes tunduvad ägedad, õpetame neid ise ja 2-3 aasta pärast on see tulemus 2 korda parem. Noh, siis esimest korda selles suhtes me tegimegi need otsused nii, otsisime nagu väga hea inimese ja lihtsalt see kannatlikkus ja see tulemuste toomine siiski läks nagu pikemaks, kui ma oleks eeldanud, eks. Ja kõige suurem nagu viga, mis me tegime, oli see, et me näinud see passioni inimese palkamises, et väga hea inimene, töötaks kindlasti väga hästi selles äris, kus äri toimiks, aga just see passioni ja see pool oli nagu, noh, see lihtsalt jäi puudu ja see, kui inimese nagu, kuidas ma ütlen, passion ei ole toidu tegemine, siis noh, siis ei olegi, siis nii lihtne ongi. Ja sa võid olla väga Exceli inimene, väga hea projektijuht ja kõike muud teha, aga kui sul seda ei ole, siis nagu raske, eks. Ja uus inimene on siis juhtumisi toiduainetööstusest, suurest. Kõlab nagu see Soome lugu natuke. Natuke küll, jaa, aga passion on ja tulemused on ja ma olen väga rahul, eks, et täna siis tema nii-öelda kogu meil selle meilindusega ja ekspordiga toimetab ja ega ta mind väga palju selles suhtes ei sega. Et me see tiimiehitus, see aasta meil ikka see tiimiehitus läinud täiesti nagu pööraseks, eks, ja meil ei ole nagu sellist, kuidas mõttes juhtimismudel on lihtne, et olen mina ja siis on need inimesed, kes on palgatud, on nagu ikkagi nii pädevad, et neid ei ole vaja juhtida. Ja ma olen õudselt halb inimeste juht. Et see on nagu kõige viimane töökoht, mida ma nagu võiksin kellelegi soovitada, palgake mind inimeste juhiks, et see on kohutav. Ja täna ongi, meil ei ole ühtegi inimesega juhtida. Et need inimesed juhivad ennast ise, need on piisavalt ambitsioonikad, eks ole, ja see mudel täna töötab. Mis sa peale selle passioni veel oma ekspordijuhilt ootasid? Seda eelnevat kogemust või ühes see valimine nagu selles mõttes käib ja mis sa soovitad? Noh, ma ütleks, et ekspordijuhi valimine on üks võib-olla raskemaid, et noh, järgmine on ikkagi tegevjuht juba, eks, et sa pead ikkagi 110% usaldama. Meil nii-öelda, täna on siis Anni, kes meil eksporti teeb, et meil tekkis kohe nagu väga hea klapp ja noh, ma ütlen, et ma väga palju valin oma elus siis üks tagumiku tunde järgi, kas siis koostööpartnerid oma inimesi, eks, et kui mul seda klappi ja seda mõtet ei teki, siis on väga raske. Minul endal on väga raske, eks, ja mul on raske seda usaldust leida, anda, et see on nagu mul alati esimene valik. Ja siis ma ikkagi ootan sellist nagu professionaalset lähenemist, et tegelikult täna meil ikkagi Anniga käib koostöö nii, et mudelid, millega ta töötab, on ikkagi põhimõtteliselt nagu tema teha. Täna on ikkagi me juba
noh, ütleme nii, et mis asi üldse eksport on, eks, alustame sealt, et eksport ei ole tavaline müügimehe töö, et seda on nagu ülitähtis nagu enda selgeks teha, et kunagi mäletan EAS-ist Elar Ollik ütles, kes oli siis valijas pikalt olnud, eks, et sõbrad, kas üldse teate, mis eksport on, eks, et eksport ei ole see, kus võtad telefonitoru, helistad Soome, ütled, et oska meie puljangit. Et see on ikkagi nagu, noh, seal on terve teadus taga, eks, et ekspordijuht ei saa olla lihtsalt see tüüp, kes võtab toru ja helistab kuskile. Et noh, täna me näeme väga selgelt, kuidas me nii-öelda eksporti juhime tegelikult. Noh, kui me räägime Soome, meil on täna seal nagu distribuutor, kellele me siis üritame nagu päitseid pähe panna, eks ole, või rakmeid, et me nõuame nende turundusplaani, me nõuame nende käibeanalüüse, me nõuame nende poodide liste, me nõuame nende tulemusi, me nõuame, eks ole. Aga noh, selleks, et sa juba midagi nõuda saaks, peab sul olema seal noh, mingi lugu taga, eks, et nagu olemasolevatega ikkagi sa saad juba minna nõudma ja tegema, eks, et sest ega noh, kui neil endale samamoodi seal 1000 toodet, noh, see sinu toode seal poes on nagu üks nendest, eks, et aga sa peadki nagu ühelt poolt nõudma, teiselt poolt pakkuma neile, et lõpuks see nii-öelda müügiedu mõlemalt poolt huvitaks, et see on kindlasti nagu tähtis. Aga ekspordimudelitest siis ongi nii, et me täna toimetame 6, 7, 8 riigiga ja siis vastavalt turgudele nii-öelda, noh, meil oligi paar nädalat tagasi oli siin koosolek, et kuna nüüd messi ikkagi ei toimu, et noh, mis me siis teeme, eks. Ja Annil oli tegelikult väga hea nagu ettepanek, et kuule, et meil on täna 6-8 riiki, üheski ei ole meil ju väga-väga hästi selles suhtes, et noh, paneme jalad laua peale ja naudime edu, eks, et räigelt on vaja tööd teha, räigelt on vaja investeerida, et paneme nüüd siis messid näiteks aastaks ajaks pausile, mida nagu nii ei toimu, eks ole, ja suuname kogu selle energia koos rahaga siis nagu valime need riigid välja, mis see potentsiaal on ja hakkame tööle, eks, et ja noh, täna me ikkagi väga selgelt niimoodi teeme ka, et selline nagu osad nagu plaanipõhine ja teisalt ikkagi nagu, noh, kus see kõige suurem perspektiiv on, eks, et kui me noh, suudame Eestis müüa siin niisugune 600-700 000 eurot, et käivet aastas nende puljangite ja kasmetega, noh siis ilmselgelt Soomes võiks see number olla mõned kord suurem, eks. Kuidas ise turgude lõikes nagu seda perspektiivi hindad, et võt nüüd nagu võtame selle Soome suuna ja need kastmed ja need, või kuidas see käib teil? Noh, hästi hea nagu erand jälle on nagu, kuidas sa võid ühte toodet müüa mitut moodi, et meil on Rootsis partner, kes on siis meie edasimüüja täna seal, kes on 40 aastat müünud vitamiine toidulisandeid. Leidis meid Rootsi toidumessilt ja ta teadis, mis on bone broth, ta oli vaimustuses, me oleme väga sõbrad täna, eks, ja ta müüb, me just vaatasime, 93% meie toodet as superfood. Et tema meie Rootsis ta on meie peamine partner ja 7% oma käibest on toidupoed. Kõik ülejäänud on nii-öelda online, spordiklubid, sest bone broth on üks nagu kollageen just. Et see on nagu kõige nagu naturaalsem kollageen, mis tuleb siis looma nii-öelda luust, luuüdist, ei tule kuskilt tilaapia jahvatusest, eks ole, et tervitusi Teedule. aga et noh, et kui me Eestis müüme oma toodet, ma pigem julguks 98% nagu toidu tegemiseks, siis Rootsis täpselt sama toode, okei, ta on orgaanik, ta on võib-olla natukene veel kõrgema nii-öelda kvaliteediga, eks, et veel rohkem kollageeni, hinna ka teine, eks, aga noh, sa müüd täpselt sama toodet tegelikult hoopis teisele sihtrühmale, eks, ja kui me täna avastasime selle või kui me nagu saime nagu selgusele, et aga sõbrad, meil on terve Rootsi jaetarbijaskond ju siis ju katmata, et see, et me Rootsis müüme seal võib-olla, ma ei tea, 100 000 euro eest aastas, väga tore, me võiks müüa sinna võib-olla nagu, ma ei tea, 2 miljoni eest, eks, et noh, siis ongi see töö üles ehitamine, et sa pead selle praeguse partneriga läbi rääkima, sa pead andma talle korra võimaluse, eks, noh, ilmselgelt ta seda teha ei suuda, siis on siuke ebameeldivad kohad, sa pead ka natukene seal pahandama, eks, ütleme, me teeme nüüd teistpidi, eks, et selline leidma uue partneri, kes seda siis teeks, noh, ega see noh, uut partnerit leida nagu üleöö ei ole väga lihtne, eks, et aga noh, päeva lõpuks on see sinu äri, sul on mingi X arv aastaid seda aega teha, et mitte tagasi alla käia, eks ole, et selles suhtes nagu noh, sa pead neid otsuseid tegema ja sa pead nagu mõnes mõttes nagu jooksma kogu aeg, eks, et see on nagu siuke maratoni jooksmine, eks, et ma küll ei ole kunagi ühtegi jooksnud, aga no ratas on sama, eks sa sõidad pikk otsa siis. Aga et see pace on nagu tähtis ja sa ei saa seda pace'i alla lasta, eks, et nii lihtne see ongi. Räägi korra nendest ekspordimudelitest või mis te kasutate või mis see nagu mõtesta seda kuidagi? Noh, ütleme, kõige parem võib-olla näide ongi need lähiriigid, kus me
kus me suudame seda nagu kontrollida ise ka nii-öelda mõnes mõttes turunduse poole pealt, et me saame aru, noh, ütleme nii, et see Soome osas, kui me seda üles ehitasime, meil on vaja aru saada, mitmes poes me müügis oleme, meil on vaja aru saada, mis need SKU-d seal on, hästi suur viga, mida me oleme näinud, on see, et riiulise vale hind, et ehk siis noh, sa ise oled müünud soovitusliku hinnaga välja, eks, mis seal poes ka olema peaks, aga noh, kas siis mõni lüli sealt vahelt või ühesõnaga, kas siis on see distribuutor olesti aru saanud, on see jaekett sinna otsa pannud mitte 40-45, vaid 80%, eks, et noh, me Leedus avastasime, et me tooted maksavad 5 eurot, eks, siis me mõtleme, et see ei müü, noh, ma loomulikult ei müü, et Leedu ei ole valmis ostma seda väikest pakki janapuljangit 5 euroga täna, eks, et mis Eestis on 2,5, et noh, ilmselgelt on viga kuskil, eks, et noh, peale seda ma palusin ka, et olgem head, vaatame kõik meie riiuli hinnad poodides üle erinevates riikides, et võib-olla on seal ka midagi valesti juba. Et noh, täna me Leedus üritame seda hinda muuta siis riiulis, et teha ka selgeks siis nii-öelda Leedu partnerile me tegime juba selgeks, noh, tema ei olnudki siinkohal midagi valesti teinud, lihtsalt Leedu jaekett oli pannud nii palju otsa, aga noh, lõpuks ei ole ju keegi rahul, et kui see toode see riiulis seisab, ei ole see Leedu jae rahul, ei ole distribuutor rahul ega meie tootja on rahul, et noh, siis lihtsam on juba mitte müüa see toodet nagu nii-öelda ära rikkuda selle, et 2 korda siseneda ühele turule on ikka tegelikult nagu jube keeruline, et me üritame seda hirmsasti vältida, et aga jah, et sa suudad nagu seda turundusmüük ekspordi nagu mudel, siis et sa suudad seda otsast lõpuni kontrollida, eks, et sa saad aru, et su ekspordijuht saab aru, mis seal turul toimub. Et kui mina küsin, et miks see toode ei liigu või miks see liigub jube hästi või mitmes poes me oleme, et sa saad nagu tegelikult vastused, eks, et noh, ma tegelikult ei taha seda ise teada. Et ma olen nagu hirmsasti ise aasta õppinud seda delegeerimist ja mitte teadmist, et noh, ma ei saa öelda, et mind ei huvita, aga noh, mul täna müügi ja turundus nii-öelda Jana meil teeb, eks, siis ta pidevalt küsib, et kuhu maani sa teada tahad, eks, mõtlesin, okei, et kuni võt sinna maani, sealt ma tahan teada, aga kuni sinna maani, ega ma ei tea. Kuidas päris maailmas see hindade ülevaatamine käib? Sõidategi ise Leedu poed läbi või on seal mõned sõbrad, kellel sa lased vaadata, et kuule, mine vaata sealt, ole hea? No ikka kõige lihtsam küsida oma partnerilt, et ole hea, saada meile riiulis pilte, et kuidas toode väljas on, et me noh, tulles tagasi jälle see disaini juurde, et siis me tahan, et mu lugu on nagu see, et see toode peab olema väljas kindlasti juur- ja puuvilja osakonnas, sellepärast, et kui sa hakkad täna nii-öelda, seal on kaks nagu poolt, eks, et kui sa lähed nagu poodi, siis üldjuhul inimene käib alati läbi juurvilja ja puuvilja osakonna. Ja üldjuhul on need poed nii ehitatud, et need on suht alguses toidu mõttes just, eks. Ja teine mõte on see, et kui sa näed nagu puljangit, sul tekib mõte nagu Eesti mõttes just näiteks, et teeks täna suppi, siis sa võtad kohe sealt samast, noh, kas sibulat, porgandit, noh, neimit, eks. Kui sa paned selle toote valmis toitu, mis on siis poe kõige nagu viimane osa nii-öelda kliendi jaoks ja sa näed seal puljangit, kas sa lähed tagasi võtma siis porgandit, kartulit, pastat, riisi, liha, mida iganes. Homme. Just. See ei osta seda. Ja noh, eks meil on siin nagu Eestis ka kõvasti selles osas vaidlusi olnud, et noh, nii-öelda eksportturgudel on see veel raskem, et dikteerida, kuhu sa oma toote paned. Et meil täna on siiamaani ikkagi osades poodis on see pilla-palla, eks, et ka klientide jaoks on see hästi ebamugav, et osades poodis on see väga nagu 5+, ta läheb teise ketipoodi, ta ei leia seda toodet sealt, ja siis ta hakkab otsima, ta ei saa aru, ta on segaduses, eks, et noh, ketid on erinevad, kliendid on erinevad, et selles suhtes on see nagu maru keeruline. Aga just see, et nagu noh, me isegi Leedus tegime seal või Läti osas tegime kokkulepped, et me ei lähe valesse osakonda. Me ei lähe ready foodi välja sellega, kui me ei saa teda õigesse osakonda, siis me lihtsalt ei müü. Et noh, see on see sama, see 2 korda sisenemise jutt, et lähed 1 kord sinna, rikud ära ja siis uuesti minna. Siis kohalik jääkett võtab su eelmise korra müügid, vaatad, et sa müüsid, ma ei tea, 4 tükki seal 6, noh, milleks, noh, keegi ei võida sellest. Et see võib-olla üks tipp jälle, see oskus ei öelda, mis tundub sel hetkel jube nagu valus, aga et noh, et alati on see, et me nägime ka Lätis seda, et Läti nii-öelda müügiosakond tahtis, et lähme, et ready foodi, et noh, me saame sisse, see on nii suurepärane võimalus ja noh, ja me olime nõus siis, et lähme. Noh, ja tulemus, noh, sa võid ise ette arvata, eks, et pole jah. Et nüüd oleme jälle väljas, eks ole, nüüd räägime uuesti, et kuidas sinna õigesse kategooriasse saab või kuidas üldse oma külmikuga minna või noh, ühesõnaga oleks pidanud ütlema ei lähe, et selles suhtes, et aga noh, neid raskeid otsuseid on nagu või noh, neid otsuseid teha on nagu täna nagu keeruline, et siis mõtlen, aga
äkki läheb, eks. No ei lähe äkki, ei lähe. Jah, ja siis on tegelikult, nagu sa ütled, see teine sisenemine, sul on üks kiht veel probleeme, mida sa lähenema pead. Seekord on kõik teisiti. Just. Ja sa pead justkui nagu hakkama jälle uuesti kõike seda tegema, eks. Et okei, seda teeb küll nagu nii-öelda see distribuutor seal. Aga miks ma kogu see distribuutorist jahun on see, et me kunagi mõtlesime, et me oleme nii kõvad mehed, et me müüme otse. Soomet, Rootsit, Rootsit võib raskem, Soomet, Lätit võid ikka ju Eestist, jumal, mis see on siis ju. Et lähed müüd Soome sinna ketti sisse ja toode lähebki, eks. Et see oli küll üks teine toode, me müüsimegi, saime 350 poodi ja esimene tellimus oli siis neid smoothies, mida me nii-öelda müüsime tollal, oli siis pool rekkat. Ja see oli Eestis aasta müük peaaegu, eks. Siis mõtlesime, et nüüd on tehtud. Kus mu Porsche on? Nüüd on tehtud, eks ole. Ja siis tuli teine tellimus samamoodi pool rekkat ja siis mõtlesime juba, et nii, et Mallorca, uued rattalaagrid, uued rattad, eks, aga mis juhtus oli see, et toode läks kesklattu, poed ei tellinud kesklaost välja toodet ja meie siis nagu lõpus, kui me sellest aru saime, et tegelikult toode on kesklaos ja 5 poes, mitte 350, siis me sõitsime esimese laevaga Soome, hakkasime nüüd poode ise läbi käima, et palun tellige ja seal natuke sa pead nagu käima ja juhendama, neid aitama, eks ole, et see on põhiline müügitöö, siis on müügitöö, eks. Et seal on läbi kesklao küll olemas kõik ja siis me jõudsime selle kahekesti seal 2 päevaga käia 16 või 18 suur poodi läbi, sest need on nii suured, need asuvad nii kaugel üksteist, me saime aru, et kuulge, see on nonsense. Ja täna mina ei näe ühtegi nagu paremat ärimudelit, ütleme online on eraldi, eks ole, kui see toode kannatab, aga ainult kohalik distribuutor. Sest mis seal on kontaktid, sest see kohalik Matti teab seda kohalikku seda tüüpi, ta läheb sinna poodi, ta müüb talle veel 100 toodet, eks ole, või ta käib, aitab välja panemast, nad on sõbrad, nad on seda 20 aastat koos teinud juba, eks ole, need kontaktid. Kujuta ette, kuidas sa siit lähed nüüd, ma olen mingi Helsingi suurde poodi ja ma nii-öelda, ma soome keelt ei taha rääkida, ma oskan, aga ma räägiks pigem inglise keeles, kui ma hakkan inglise keeles rääkima, siis nad ehmatavad ära seal, eks ole, see ei tööta. Mingi vend oma kastmetega. Just. Tšau. Just, see ei tööta, et lihtsam on nagu, lihtsam on ka vale sõna öelda, aga mina olen, ainuõige mudel on nagu vähemalt meie äris kindlasti distribuutor ja läbi nende. Et ise siis üritad nii-öelda neid kamandada, juhtida ja jooksutada. Nende piitsa präänik on siis turundusplaan, milles siis nad saavad nii-öelda kulutada, eks ole, et mida rohkem nad müüvad, see rohkem nad saavad kulutada nii-öelda reklaami ja turundamise peale ja päeva lõpuks see peaks ju kõik siis nii-öelda rahasse ümber arvutatuma, nii-öelda see lõppresult, eks, et aga siit Eestist siis neile annate turundusraha ja turundusplaani, mida teha, visuaalid, tekstid või kuidas see turundustugi neile nagu käib? Üks asi, mis me veel oleme siis teinud, mis on võib-olla väikestele tüüpidele hea nagu message on see, et me oleme igasse riiki läinud siis kohaliku labeliga. Et kui meil on siin laua peal ka näha, et on kanapuljang, mis siis on eesti keeles, aga samamoodi on siis näiteks see sama kanapuljang on Soome jaemüügis täiesti soomekeelne. Et sellel tarbija, lõpptarbijal tekiks siis nagu selline hea ootus, et see võib olla küll jälle siis kodimainen tema jaoks, aga see on ikkagi, me oleme pingutanud tema jaoks. Aga bränd on Food Studio? Bränd on Food Studio. Et me ehitame ikka igal pool, üritame ehitada oma brändi. Et me oleme nõus ka tegema Go-brändi, aga private labelit nagu liiga palju teha ei taha. Et see private label peab jube hea olema, eks, et minna seda puljangit või kastet keetma kellegi teise nii-öelda kaubamärgi alt, et see lõpeb varem või hiljem. Küsimus on, tegelikult ei olegi küsimus, et kas see lõpeb, küsimus on, millal see lõpeb, eks, et aga jaa, siis ongi see kujundused meie poolt, eks ole, kõik materjalid nii palju, kui meil on meie poolt, sest meil on materjali meeletult, eks, et see tugi on, ma arvan, meil päris kena. Ja nemad siis peavad nii-öelda poesiseselt, et tegelikult on siis üldlevinud nagu siis eesti keeles ärimudel, et tootja toetab siis brändi ülesehitust poeväliselt, distribuutor siis kõik, mis on poes siseselt. Et meil on tegelikult Eestis sama mudel, et Eestis on meil Abestock on distribuutor, et nii-öelda me astusime sellest äris ka ise välja, et me oleme nüüd ainult tootjad. Kõik, mis on poe sees, on Abestocki teema
nende inimesed aitavad, teevad, lepivad kampaaniaid, meie nii-öelda teeme co-brandingut, eks ole, tele, raadio, mis sotsiaalmeedia, noh nii-öelda kogu siis või selle Food Studio nii-öelda kaubamärgi bränding on nagu meie teha, poesised tegevus kõik nende teha, et hästi lihtne nagu ärimudel, eks, et tundub nagu aus selles suhtes, et nemad saavad kontrollida, mida nende inimesed poest teevad, meie kontrollime ülejäänud brändi, eks, et ja see töötab päris kenasti, et ja sealt siis see nii-öelda eelarve tuleb ikkagi nagu läbimüükidest, eks, et küll nagu noh, nii-öelda see tavaline ärimudel ekspordi puhul on ma kujutan 3-5%, eks, sellest käibest siis, et on siis turundusraha, noh, mis on nagu mõnes mõttes naljaks, et kui me täna Soomes või Rootsis tahaksime 100 000 müüa, et siis me saame seal 3 või 5 000 eurost siis teha turundust, noh see on nagu, ostad 2 nagu mingit kohalikku blogipostitust, on 3-4 tuhat läinud, eks, et noh, mul ongi näiteks hästi hea näide, mul täna õhtul on siis ühe oma mentoriga pikem koosolek sel teemal, et kui palju oleks mõistlik investeerida siis, et noh, mul täna turundus või mitte turunduse, siis nii-öelda ekspordijuht Anni ütles, et tema on prognoosinud Soome järgmine aasta 15-20% turundust. Noh, minu mõte on see, et see on hull võib-olla, aga mis oleks, kui me saame korralikul listingut, paneme 50%. Et investeerime oma järgmisse 2-3 aasta kasvu lihtsalt kiiremini, et boostime seda. Ja nüüd mul olekski vaja nagu siis niisugust kolmandat arvamust, et mis sellest siis nagu, ma ei tea täna. Mul ei ole seda ämbrit läbi kolistatud, noh, ma olen nagu kärsitu, et ekspordis kärsitu olla nagu kehva, eks ole, sellepärast me seda eksporditööd igapäevaselt ise ei teegi, aga ma tahaks nagu kiiresti tulemusi, sest me nagu Eestis oleme justkui neid saavutanud, eks ole, et me oleme ehitanud nagu 3 aastaga või 4 aastaga nullist täiesti uue kategooria ja noh, tahaks hirmsasti seda edulugu ja minna nagu teha teistes riikides ka. See paraku nii lihtne ei ole, eks, et noh, siin ongi nagu küsimusi jah, et noh, hea lihtne matemaatika, et 3000 eurot siis ekspordi või turundusraha siis nii-öelda kohaliku distribuutorile, kes siis saaks sellest osta 2 reklaami heal juhul, et noh, see ei anna ju mitte kellegile mitte midagi. Kõrbesse suts nagu lihtsalt valada vett. Et noh, siis ongi see küsimus, et kui palju see on nagu normaalne, eks ole, kui palju, ja minu esimene küsimus oli, aga kui palju distribuutori investeerib? Et fine, me paneme 50%, kas te panete teise 50%, et noh, võtame siis mõlemad nagu äririskid, investeerime, proovime, eks, et see peab kindlasti olema nagu see usaldus ja see panustamine peab ikka tulema mõlemalt poolt, eks, et ta peab fair play olema. Kuidas selles kategoorias konkurentsiga nagu lood on? Väga hästi. Pole või on? Noh, konkurentsiga, nagu ma alati ütlen, et mul hästi paljud sõbrad ja tuttavad on ka öelnud, et no, mis sul viga seda puljangit müüa, sest puljangit kellelgi teisel ei ole. Tõsi, ei ole. Aga kui palju, kas sina teadsid enne meie kohtumist sellest kanapuljangist midagi, sellest puljangi revolutsioonist? Praktiliselt mitte midagi. Just, miks? Sest me peame üksi kogu turu ehitama, me peame ehitama kogu marketingi, me peame panema su tarbima, eks. Ja seda üksi ehitada väiksel ettevõttel on ikka mega kulukas. Et kui me täna toodaks, ma ei tea, saia, siis kõik teavad, mis sai on. Kui me suudame selle saia teha natukene paremad kui teistel on. Ümmargu ma saame rosinad. Noh, jah, just saame ta letile, klientidele meeldib, noh, me ei pea hakkama õpetama, mis selle saiaga teha. Et täna on ikkagi see, et enamus meie toodetega me justkui peaksime hakkama õpetama, mis sellega teha. Ja see on jube kallis. Ja see on jube kallis eriti nagu ekspordi mõttes, eks, et see on alati see konkurendi küsimus või konkurentsi küsimus on so-so, et mulle tegelikult isegi meeldiks, kui meil oleks konkurents. Ja eriti mulle meeldiks, kui oleks suurtootjate konkurents, sest siis ma olen nagu väga enesekindel, et me toode on nagu märksa parem. Ja noh, ütleme, Euroopas on konkurentsi, aga ongi nagu suurtootjate näol, kes siis pakuvad oma puljangit 2 või 3 aastase säilivusajaga ilma ühegi sellise lisaväärtuseta koledas liitrises tetrapakis ja maksab peaaegu sama palju, eks, et noh, siis seal on see konkurents väga tervitatav, sest me saame nagu nende näol nagu rallit sõita, eks, et noh, ja eks kindlasti meil, ma arvan, et ega see konkurents nagu tulemata ei jää lõpuks, kui me vaatame USA, noh, mida ma ise väga palju jälgin, nagu kus on see puljangi revolutsioon tulnud, siis seal on täna niisugune 10 väga arvestatavat tootjat, nagu meie, ütleme, see stiilis ja käsitöö ja kõik see. Ja viimased tüübid tõstsid seal 2 päevaga $8 miljonit kapitali, et teha uut tootmist, eks.
et noh, me näeme, kuhu see areneb, kus see tuleb ja see trend, et sul on eraldi puljangi kohvikud ja see on see kollageen ja see on nagu vägev lugu, eks see. Aga me ei taha ise ainult sellesse puljangisse kinni jääda, et meil on puljang on nagu meie sükene nii-öelda põhi, kus siis hakkavad tulema kasmed, eks ole, ja kui me jõuame ka siis sinnamaani, et tuleb ka võib-olla teistele nii-öelda siis mitte ainult inimestele, eks, et ka tuleb lemmikloomadele, tuleb ka ühel päeval lastele, võib-olla, et noh, küll sealt tuleb veel, eks. Et sa vaatad ikka päris pikalt kogu seda nii-öelda food stuudiot. Jaa, kindlasti, et mõnes mõttes on see vajaduspõhine, et noh, kui sa täna ütled, et mis unistus on, mis su eesmärk siis on, et ma ei oska nagu ilma eesmärgita töötada, et ma olen ikkagi nagu peasportlane, et mul on treeningplaani vaja, mul on vaja nagu, pean aru saama, kuhu ma minna tahan, kus see finiš on, eks, et ja finiš ei ole kindlasti täna exit niisuguse madala nii-öelda hinna pealt, et see ei saa olla nagu võimalik lihtsalt, eks, et sest me teeme, siin ongi hästi suur vahe, et miks me seda teeme. Et meil oli reedel just tiimiüritus ja mul oli üks slaid, miks me seda teeme, sest meil lihtsalt meeldib see. Ja kui me suudame sellega nii-öelda, kui me suudame sellise tegevusega mitte nagu äril peale maksta, siis see ei ole ju halb tegevuseks. Muidugi. Et ja noh, päriselt ka me tahaks nagu muuta maailma. Et kui mu käest 5 aastat tagasi küsiti, mis see eesmärk on, siis ma ütlesin, me tahaksime muuta, siis ma olin tagasihoidlikum, eks ole, aga siis ma ütlesin Euroopa mõistes nagu nii-öelda siis toiduaine tööstuse maailma. Et noh, nagu see Kulfoodi auhind ka näitab, et see ei pea olema nii tagasihoidlik, et sa räägid Euroopast, et sa võid ka räägida maailmast, eks, et kui me täna vaatame see uut tootesarja, mis on siis pet food, et noh, ma olen täiesti kindel selle pet foodiga, kui meil läheb väga hästi, me võime nagu maailma mõistes midagi suurt teha, nagu toiduaine mõttes, eks ole, et noh, kui ma ütlen sulle, me hakkame tootma koertele kollageni puljangit, noh, sa võid küll vaadata, et Elgor on jälle hulluks läinud, aga noh, äkki, noh, sa ei tea ju selles suhtes, et kui mingid tüübid Skype'i või TransferWise'i tegid kunagi, siis noh, vaadati samamoodi, eks, et aga lihtsalt vahe on selles, et toiduaine tööstuses seda sükast nagu sarvikut teha on ikkagi nagu märksa keerulisem, et täna toit on nagu igal pool olemas ja noh, ka riikide mõistes väga palju erineb, et isegi nagu me mõtleme, et me oleme soomlastega hästi sarnased, siis see toit on ju täiesti teistsugune, mida me sööme, eks, et ja kogu see nii-öelda kui me Soome teeme tooted ja need hoopis teise maitse kui Eesti omad, eks, et noh, nii edasi, et selles suhtes, aga ja ma arvan, et see nagu, see suur nagu goal peaks olema, kuhu poole sa jooksed, eks, et muidu on nagu raske. Et, mis see revolutsioon sinu enda nagu siuke mõttes ja tundes nagu on, et? Noh, mulle õudselt meeldib selline lihtne nagu toitumine või selles suhtes lihtne toitumine, et kui sa tahad porgandit, siis sa sööd porgandit, eks ole, ja sa söödki seda siis nagu sellisel kujul, et see oleks nagu toores ja sa siis ise otsustad sel hetkel, mis sa sellega teha tahad, eks, et minna osta porgandikuubikuid, mis säilivad 4 aastat, noh, see on nagu, see justkui tundub mulle siuke nagu eilne päev, et kindlasti mu see jutt ei meeldi kõigile, eks ole, aga noh, ma tahaks nagu, et me sööks nagu ausat toitu ja kui sa täna vaatad nagu meie enda nagu toodete listi, sa ei leia sealt nagu mitte midagi sellist, mida sa ei tea, mis see oleks. Ja see ongi see põhimõte, kui me keedame kanapuljangit, seal ongi kanakondid, porgand, sibul, noh, sool, pipar, eks. Aga kui ma võtan selle Jana Koppel hoiatas, kui ma mainin siin podcastis, see Knorri kollane, et see tuleb mulle kallal üle laua. Aga seal vist on ainult ju ja muud ei olegi või? No seal on seda kana ka, siukene, ma vist need ägedamad kuubikud on juba, seal on isegi terve % kana, eks. Et kui meil on nagu vastupidi, meil on sool alla %, et noh, siis no täpselt nagu teine toode, eks, et aga kusjuures selle kuubikuga oli see, et kui me nagu 4 aastat tagasi alustasime, siis me olime täiesti kindel, 2-3 aastaga me killime selle tarbimuse täiesti ära. Täiesti vale nagu arvamus, suur nagu laks jälle mu egole, et kuidas me ei saa nüüd väiksest kuubikust jagu. Aga kui me nii-öelda oleme saanud siis nagu andmeid müükide osas, siis kuubikute nii-öelda kogumaht ei ole langenud. Ehk siis me sisuliselt oleme oma puljangitega ehitanud täiesti uue tootekategooria, mis veel jaekaupmehele võiks ju eriti meeldida, et tal vana kuubikumüük isegi on nagu protsendid tõusnud, aga 100% on kasvanud ju meie nii-öelda uus toote nii-öelda grupp, eks, et noh, win-win, et selles suhtes, et ega päeva lõpus, kui sa oled jaekaupmehe juurde, siis tema ainuke küsimus on see, et kui ma annan sulle 1 meetri, kui palju ma sellega teenin, eks, et päeva lõpuks on see ju ikkagi nagu
raha, eks, et ja kui see toode sealt riiulist ära ei lähe, siis sa sealt lendad sama kiiresti, kui sinna said, et selles suhtes nii lihtne see ongi. Nagu minu meelest tõesti täiesti nagu geniaalne toode, mille peale ma ise, ma kokkan natukene võrreldes sinuga, ma ei kokka üldse, on ju, aga see on täpselt minusugusele tüübile, et mul on vaja kiirelt midagi maitsvat teha, sõbrad tulevad külla, siis nagu vaatasin ka, et vau, mul on ju need nüüd Lego klotsid olemas, millest tegelikult laduda seda toitu. Ja kui see, valmis toit, jube ikka kehva nimi on ju, ei ole valmis toit, et me ütleme selle õhtusi mugavustoit. Sest valmis toit oleks, kui ta ikkagi valmis, aga me oleme teinud nagu mõned sammud sinu eest ära. Me oleme kasutanud kõige paremat toorainet, mis me oleme selleks saanud, me oleme pannud selle pakki ja täna ongi see, et kui sa nagu jõulud on tulemas, eks ole, punase veini kaste, sa kokkad vähe, okei. See on okei, see ei pea, kõik ei peagi kokkama, eks ole. Ja ma küsin su käest, et kuidas sa punase veini kaste teeks, siis tõenäoliselt sa ilmselt sa ei hakkaks seda kunagi proovimagi, eks. Aga täna on see, et sa oled poodi, sa võtad nagu 100% naturaalse punase veini kastme, mis on nagu hästi tehtud, maksad sellesse 3,90 midagi, eks ole, võtad kõrvale liha, sa paned need kokku, ka kõige halvemate kokkamise oskuste juures sa ei suuda seda nässu keerata, kui sa paned selle paariks tunniks ahju, kallad sinna selle kastme peale, viskad sinna porgandid, kartulid või pardi või mida iganes see on olemas, on ju. Et ehk see on see, mida me tahaks nagu muuta, et inimesed nagu Taanis just sain mingid viimased uuringud, et perede jaoks on muutunud siis ühistegevuseks söögi tegemine. Pered saavad siis õhtul kokku ja nad siis, seal on väga popp on need ma ei tea, mis see eesti keeles on, niisugused toidukomplektid, et tellitakse siis, see ei ole vist päris Volt, aga ühesõnaga, et tellitakse siis jaest juba komplektid, kus sul on siis näiteks, ma ei tea, retsepteks alustuseks, siis sul on 200 grammi ühte asja, 300 grammi teist ja siis peredega tehakse õhtuti koos süüa. Aga keegi viitsi ise jamada, nagu et seda jama kokku osta ja et mis see retsept on, siis võid valitakse välja siuksed mealboxid, eks ole, aga nad peavad ise tegema. Ja ma arvan, et see ise tegemine tulebki järjest nagu rohkem nii-öelda mängu. Siis küsimus on see aeg, eks, et kui palju sul on aega, et seda teha. Ja ilmselgelt, kui me alguses oma toodetega tulime, siis me ikkagi arvasime, et nad on siuksed, võib-olla rohkem siuksed nagu premium tooted. Aga kui me lõpuks nagu suutsime müüa siin aastas paarsada tuhat eurot, siis ilmselgelt selle raha eest nagu siukest tootmisettevõtted see üleval ei hoia ja me pidime nagu tegema korrektuurid oma nii-öelda kuvandis siis. Et täna me ikkagi müüme ilmselgelt aega, mis on nagu see nii-öelda number 1 goal ja mitte grammigi kvaliteedis alla tulles, eks ole, siit edasi siis kasvades, eks ole, et see bechamel või see kanapuljang, et see oleks iga, ma ütlen, mul endal on koorekastmed kodus ja see on nagu meie maja siuke siis nagu heas mõttes ketchup, eks, et ma ei tea, keedad sa kartulit või pastat või tatart või jumala eest mida, ma mingi kastme sealt ikka võtan ja panen sinna peale ja ma ei viitsiks neid kastmeid mitte kunagi mida teha, eks, et ülilihtne. Ja lõpuks see kaste ju nagu teeb selle toidu olla kuulda. Nii nad väidavad. Palju üldse sellise nagu ühe tootegruppi viimine, ma ei tea, Soome, Rootsi, Taani turule nagu maksma läheb, mis see investeering algus on, mis on vaja nagu teha, mõtlen mingid pakendid, kõik. Meie oleme lahendanud hästi selles suhtes nagu, kuna me oleme seda üritust vedasin kogu oma raha eest, et meil ei ole investorite nagu rahasi teha siukseid kallid vigu, siis me oleme lahendanud selle nii, et meil on see põhipauts, ehk siis see must kott on nii-öelda trükitud ja nii-öelda tellitud suures koguses ja igasse riikis me siseneme, nii nagu ma eelnevalt ütlesin, nii-öelda kohaliku leibeliga, ehk mis on nagu õudne peavalu selles osas, et sa pead need tõlkima, need me küll ikkagi lükkame kohalikule partnerile alati, eks ole, need tõlked, et meil on ingliskeelsed tõlked, nemad peavad need ümber tõlkima. Siis sa pead tellima väikse koguse etikette, siis me kindlasti teeme sinna mõne vea, siis nad tahavad kindlasti järgmise partiiga midagi muuta seal, panna oma logosi juurde, aadresse, jumal teab mida, eks, et eks ta on nagu paras jebimine, aga kuna me ka ise oleme väiksed, siis see on nagu okei täna ma arvan teha seda, et teiselt poolt see annab jällegi selle lõpptarbile väga hea nagu sooja tunde, eks, et ega me liiga palju täna seda, kui sa küsid, palju see maksab, me ei tea, palju see maksab. Me seda, mõtleks siis niipidi, et me ei ole kunagi nagu liiga palju raha lugenud ühelt poolt jälle nagu investeeringute osas nii-öelda nagu eksporti. Et me oleme ikkagi põletanud siin nagu, kui me tegime siin nüüd selle EAS arenguprogrammi ja seal on üks väga tähtis nagu sõna nagu VTA, eks ole, see on see vähese tähtsusega abi.
mis on siis iga 3 aasta peale 200 000 eurot, siis nii-öelda Euroopa nii-öelda fondist tuleb, eks. Siis kui me hakkasime tegema, siis me saime aru, et me oleme see kõik peaaegu ära põletanud ja siis me hakkasime küsima, kus seal nagu läinud on siis, eks ole. Ja siis ongi see, kui sa oled 3 aastat nagu käinud ikkagi mööda maailma suurimaid messe nagu nii-öelda selle sama nagu selle VTA nii-öelda toetuse alt, muidugi ise oma finantseeringud on ka, mis on päris suured, eks, et siis ma arvan, et see on õigesse kohta läinud, et me ei ole sellest midagi muud nagu teinud, kui lihtsalt investeerinud kogu aeg oma nii-öelda järgmisi samme, eks, et ja samamoodi, mis need sildid maksavad, ma ei tea, mis nad maksavad, et selles suhtes nagu ma nagu mõtlen nagu hästi lihtsalt, et kui seda on vaja teha, siis seda on vaja teha ju. Mis siis, sa ei jäta neid silte tegemata või? Et selles suhtes, kui mu ekspordijuht tuleb homme küsib, et kuule, teeme nagu Soome meedias telet, siis mõtleks, kuule, stopp, et mõtleme korra läbi, eks ole, või nagu suuri asju me ikkagi nagu me arutame koos läbi, samamoodi me nüüd see struktuuri on hästi palju muutunud, et meil on nii-öelda müügi- ja turunduspealik on Jana, eks, kes siis ka hakkab sekkuma hästi palju nii-öelda kolmandate riikide siis või eksportriikide nii-öelda otsustesse. Et ei ole ainult nagu, et kõik on ekspordijuhi kukil, vaid ikkagi nagu müük, turundus tuleb sealt ka veel know-how juurde, eks, et tekivad siuksed nagu meeskonnad nii-öelda ettevõtte sees, eks. Lähme korra selle Gulfoodi tiitli juurde. Räägi, kuidas siukseid asju nüüd võistlusi kinni pannakse ja kui oluline see siuksed auhinnad üldse sellest toiduaine sektoris on? Nagu sa sellest mu iseloomustusest, ma ei tea, kus sa selle kokku olid küll pannud, eks ole, aga mul on allikaid. Et siis need vimplid mind nagu liiga palju ei eruta, et see, mulle meeldib asju teha nagu hirmsa hingega ja ma tahan ka tulemust, eks, ja see tulemus peab enamasti nagu lõppema võiduga. Et ma ei näe nagu, ma ei näe mõtet nagu teha mingit sihipärast tegevust aasta, 2 või 3, sellepärast, et saada seda vimplit. Et ma eile õhtul kuulasin see Teedu juttu, kus teda nagu need vimplid nagu erutavad, eks, et siis ma ei saa sellisest asjast aru nagu, et kuidas saab nagu vimpel kedagi erutada, et ma pean võitma. Et ma seda kuulasin su podcasti ka, et ma ei lähe sinna Hawaii Ironmanile, siis ma lihtsalt ei võida. Jah, lihtne. Jääbki tegemata sellepärast, sest sa tead, et sa kinni ei pane. Ei, tegelikult jääb sellest tegemata, ma ei oska ujuda ja ujuda ma ei taha ka sellepärast, et ma olekski see keskpärane triatleet selleks, et ma pigem nagu teen midagi hästi fokusseeritult. Aga tulles tagasi nende auhindade juurde, siis iga toidumessi juures, iga suurema juures on alati tegelikult mingid auhinnad. Ja üldjuhul seda väga palju nagu ei kasutata, aga seal saab mingi väikse raha eest siis nii-öelda, eks see messil on jälle niisugune nagu raha teenimise koht ilmselgelt, eks ole, aga osad on ka tasuta, nagu see Gulfoodi omale tegelikult mis tasuta, et on siis eraldi kategooriad, et seal oli minu arust lõpus 12 kategooriat, ma ei tea, parim piimatoode, parim mingi magustoit, innovatsioon, parim orgaanik ja nii edasi. Ja siis saadetakse oma töid sinna, ehk siis oma tooteid, eks ole, ja saadavad need samad ettevõtted, kes seal messil siis osalevad, et ja erinevate messide need auhindamissüsteemid on siis nagu erinevad, et kui Saksamaa Nuugal on siis niimoodi, et rahvas justkui hääletab, aga samas need uudistooted, miks sinna igal juhul tasub minna, et kui sa ei võidagi, mina nüüd ütlesin seda, et kui sa ei võidagi, siis vähemalt Anugal on niimoodi, et kõik need tooted pannakse ikkagi nagu sellised mingi top listid pannakse seal, ma ei tea, top 10 või 20, pannakse välja nagu, ja selleks on eraldi saal, kus siis ise käid ka alati seda innovatsiooni otsimas või vaatamas, et mida nüüd maailmas on siis teistmoodi tehtud või mida ägedat on tehtud, eks, et ja seal on alati hästi suur võimalus jääda silma kellegile, et meil oli Anugal oli meie punase veini kaste minu eest väljas, eks ole, seal käib nagu miljon sellist hunterit läbi, et nagu otsimas, vaatamas, keegi märkab, okei, sealt ei tuld küll midagi, täna tagantjärgi nagu hea öelda, eks, et aga sa pead igast sellest, ütleme väike ettevõtjana eriti, sa pead nagu olema nagu teadlik nendest võimalustest ja kui need messid on, et siis paneme ennast turunduslistidesse, ma ei tea, ekspordilistidesse, igale poole listidesse, seal 95% spämmi sealt tuleb ja nad üritavad seda raha ära võtta, eks, aga just need nii-öelda ikkagi siis, nagu see Gulfoodi lugu oli, et me saatsime tooted sinna, me tegelikult tahtsime võistelda selle punase veini kasmega, aga kuna need tolliametnikud siis ei saanud ikkagi lõpuni nagu aru, et kuna alkohol on keelatud, eks ole, et kogu meie punase veini kasmine partii korjati tollist ära, eks ole, isegi me
lõpuks me kirjutasime, et see on lihtsalt red sauce, et noh, tegelikult ju alkohol ju keeb välja sealt ja seal ei ole seda veini, aga noh, see on ka pikk lugu, eks ole, et ja siis lõpuks me esitasime selle nii-öelda aedviljapuljangi, et mis on siis 100% orgaanika, eks, ja noh, nii-öelda head aedviljapuljangut teha on ikka nagu päris suur kunst. Või no, seda on keeruline, et ta tuleb igal juhul porgandi vesi lõpuks. et kui sa võtad nagu hea kanapuljangi, noh, mida ikkagi väga paljud suudavad kodus teha, siis head aedviljapuljangit, noh, see on ikka keeruline, et kui omal ajal seda retsepti tuunisime, siis seda sinna kanalisatsiooni ikka läks nagu ikka kõvasti, sest see ei olnud hea, me ei saanud seda valmis, eks ole. Ja ma arvan ka, et me tegelikult võitsime, ütleme, et kui me seda innovatsiooni vaatasime, siis just, ma ei mäleta, kas top 5 või 6 oli seal mingi vegan mozzarella, seal oli mingisugune väga hea lastetoit, eks ole, ja kui ma lõpuks seda nii-öelda neid finaliste või nominente käisin ise nagu nii-öelda seal messi peal ka proovimas, ja siis ma tegelikult muutusin juba suht kiiresti nagu väga enesekindlaks, et võib-olla ka liiga, et noh, selle me peaksime küll võitma, sest noh, kogu austuse juures, eks ole, palun vabandust, aga see vegan mozzarella, noh ikkagi, noh, see ei olnud hea. Et okei, see oli revolutsioon, see oli tehtud mozzarella nii-öelda, mis siis ei olnud tehtud lehmapiimast, eks, või me isegi ei mäletanud millest, aga noh, meil on nagu see mõte, et meil on endal ka tegelikult vegan sari kohe välja tulemas mingi hetk siin, et meil on ta tegelikult tooteportfellis olemas, et kui ma annan sulle täna nagu vegan kukesine kasme, siis sina nii-öelda keskmise Eesti mehena, palun vabandust, aga sa ei tohiks aru saada, et see on vegan. Ja et see toode, noh, üldjuhul on nende vegetoodetel ikkagi nagu tavainimese jaoks, noh, ta ei ole hea. Noh, mingid burgerid, asjad, et nad lihtsalt ei maitse hästi. Ja kindlasti on erandeid, aga ma arvan, et see oli üks see võiduvõti, nagu, et see toode ise on hea, ta on, eks ole, kogu nii-öelda siis shit-free, nagu mulle meeldib öelda, eks seal ei ole ei gluteeni, laktoosi, mitte midagi, pluss on siis puhtad aedviljad, mis on siis öko, eks, mis on siis pandud hea disainiga pakendisse ja mis säilib 9 kuud, eks, et nii lihtne see ongi. Kõik olulised komponendid pane aga kokku ja tehke kõik aedviljapuljandik, nii lihtne see ongi. Ja noh, see päeva lõpuks, mis see tulemus või mis see siis andis meile, noh, me saime siis päris ägeda karika endale, saime siis šeikidega käia õhtus söömas suure laua taha, saime mingi majandusministri peole kohaliku tüübiga, kellega me siis Instagramis oleme nüüd suured sõbrad. See oli hea lugu, olime seal peol ja siis ma ütlesin, et miks sul siuke Karmini nagu spordikell on, et Dubais, et see on majandusminister, siis mul on jalgratas ka autos. Oi, olemas. Ja nüüd me siis kutsusin teda Eestisse ja noh, mul on mingi šeik on nagu sõber, vaata, paneme südamed üksteisele Instagramis, et ma ei ole mitte nagu liitritki sinna Dubaisse müünud, noh, nähtavasti nii ei müü ka, eks ole, aga noh, selles suhtes nagu suhted, eks, et see on nagu ülitähtis, et ja no mis ta veel on andnud, on ikkagi see, et kui meil tulevad täna nagu välispartnerid siia, nad näevad seda, nad näpis ja nad on vaimustuses, noh, et see on ikkagi suur asi, eks, et me on niisuguse suure messi nii-öelda auhind võita, et ega ta, ja olgem ausad, eks ta annab enesekindlust, et enesekindlus on nagu, ma arvan, et enesekindlus on hea asi, eks ole, et kuhugi maani midagi, et ülbus enam ei ole, eks, aga enesekindlus nagu on ikkagi, noh, elus üldse, et sa tead, mida sa teed, sul on kindlad eesmärgid ja sa tead, kus sinna lähed, eks, ja kuidas sa saavutad need asjad. Kas järgmine aasta lähed samamoodi mingit auhinda püüdma ja ilmselgelt võitma või see on nii, et noh, nüüd see karikas on olemas, selle pealt saab nüüd purjetada? No, ma ei tahaks nagu, kus mõtlen, ma ei tahaks nagu käia iga aasta mingitel külavõistlustel neid võite. Et noh, see on niisugune nagu võib-olla suurem moto, see nüüd ei kehti nüüd, et loomulikult ma võiks iga aasta see Gulfoodi võita, see oleks fantastiline, eks. Aga ma tahaks seda võita järgmine kord millegiga, mis oleks nagu, noh, sellest, millest tasuks nagu rääkida, et kui ma nüüd panen sinna kanapuljangi ja see võidab, noh, siis me kõik saame aru, et see on nagu siuke commercial asi, eks ole. Aga noh, pigem näiteks, kui meil tuleb see pet foodi sari, et või pigem, kui me suudame teha need vegekasmed nagu, noh, mis meil on täna valmis, me lihtsalt ei ole neid veel turule toonud, eks, et teha nii-öelda siis vegekaste, mis on taimse koore peal, eks, mis on nii hea, millest keegi aru ei saa, et no pigem tahaks nagu midagi suurt teha, et see nagu erutab.
Mis sa teistele toidutootjatele soovitad, just sellistele väiksematele, kes tahaksid kodumaa piiridest hakata nüüd ka välja poole müüma ja liikuma üldse? Seal on paar asja, et mis mina ütlen, et on megatähtis, on see pakenddisain, see lugu, et miks see lugu on või mis asi see on, eks ole, et miks keegi peaks seda ostma. Ja noh, siis kindlasti nagu järgmised sammud on koduleht, eks, et koduleht peab olema mega hea, see peab olema kindlasti inglise keeles, see peab olema nagu kiire, ilusa visuaaliga, sama nagu teil on see tõesti retsepti kogumik, olles ise hästi suur nagu siuke content ja sisufänn, et selle poole on super hästi ära lahendanud. See koduleht meie jaoks on, nüüd ma räägin siin, milline koduleht peab olema, eks ole, et meil endal pole ingliskeelne koduleht veel ülevalgi, eks, et aga selles suhtes meil ka sai see protsess, mis kestis siis nüüd 4 või 5 kuud just läbi, eks ole, et selles suhtes teha nagu väga head asja, selleks peab ikka panustama jälle. Kindlasti saab teha kordades odavamalt ja kiiremini ja lihtsamini, aga ma ütlengi, et see mõte on see, et kui sa messi peal kedagi kõnetad, tema nüüd läheb koju, istub siin arvutis laua taha, ta paneb sinna, ma ei tea, www.foodstudio, teeb lahti, see ei avane, lihtsalt näiteks ei avane, või on ainult eesti keeles, kõik ta peab olema mingi püsihull, et ta tahaks seda hakata nüüd mingi tõlkima seal või vaatama või teda ei huvita rohkem kõik. Ja nii lihtsalt sa võidki, et sul võis olla messi peal väga hea kontakt või siit tükk aega rääkida, andsid näidised, ta vaatab su kodulehti, sul ei tule rohkem mitte midagi, sest su koduleht ei ole olemas, näiteks, eks, et siuksed lihtsad nagu 1, 2, 3 asjad peavad olema tehtud, kodutöö peab olema nagu valmis, eks, ja pakend ka, et ma näen, et Eestis on pahatihti on nagu väga hea toode väga koledas pakis. Et sellega võiks teha tööd, et see kujundus ja kogu see ja oma see toote story, et kurat, kui sul ei ole see story't, ma ei tea, mõtle siis juurde sinna, teed ägedaks, et inimene tahaks kuulata seda, et eriti ekspordi osas, eks, et väike suurustamine on okei. Jah, me eestlastena, ma arvan, peame seda natuke õppima, pigem oleme alati, tõmbame ennast nagu tagasi. Täpselt, et kui sa vaatad seda Ameerika stiili, et see võib-olla nagu too much, aga ikkagi, et see veel kord, mitte keegi ei oota sind, mitte keegi ei taha, et sa tuled, kellelgi ei ole vaja, kõik need asjad on olemas seal ja siis sa peadki tulema, et ma tulen selle pärast ette ja muidugi niisugused väiksed nagu nõksud võiksid olla valmis, et kui sa saad kellegi kokku, eks, et sul on minut aega, et müüa oma ettevõtet, eks ole, et mis see siis on, või et kas sa tegelikult ise ka tead, et kui keegi oleks mu käest küsinud 2 aastat tagasi, et mis see sul lugu on, eks ole, siis on see me teeme mega head puljangit ja me tahame maailma muuta. Kedagi ei huvita see. Aga see, kui ma ütlen, et kuuled, et me müüme aega. Meil on nagu 100% naturaalne restorani kvaliteediga toode ja mis aitab sul säästa nagu meeletut aega, siis see võib-olla kõnetab siin toota. See tüüp müüb mul aega. Lahendad mingid konkreetsed probleemid tegelikult minu jaoks. Just, näita, et ma annan sulle võimaluse, eks ole. Saad minuti juurde vaata. Jah, täpselt, eks, et kui sa selle järgmise minutiga ka suudad veel nagu suhelda ja rääkida ja toodet näidata, siis ma uurin sinu persooni brändi kohta. Mis sa mõtled sellest ja kas sinust võib saada siis selline härra puljong nagu või härra Kaste ka nagu maailma mastaabi mõttes, võtad sa selle eksperdi rolli sisse, sest sul oli kokkamiskillid ja kõik eeldused on tegelikult olemas ju. Ma tegelikult olen see mees, kes tahaks minna Hiiumaale Kalanasse ja tõmmata nagu oma gravel ratta välja ja sõita mööda kruusateid ja mitte kedagi päevade kaupa näha, eks, et aga ma tean, et ja ma olen teadlikult võtnud viimasel aastal selle rolli üle, ma olen tulnud nii-öelda siis kapist välja, ma käin ja räägin ja mis siin salateks mulle rääkida meeldib, aga sa pead seda tegema, sa pead sellest rääkima, sa pead olemas olema, et ega kõik need, ma ütlen ausalt, ega need podcastid ja kõik asjad, täna on esmaspäev, ma ei taha teada, mis seal toimub jälle, eks ole, aga sa pead käima rääkima sellepärast, et esiteks sa saad ise harjutada rääkimist. Kui keegi oleks mulle 5 aastat tagasi öelnud, et sa lähed nagu mingi 100 pundi ette ja hakkad rääkima mingit lugu, ega ei oleks küll. Täna ma võin minna ka 200, et ma lähen, mul on omad nagu nipid, kuidas ma sõidan sisse ja nagu hakkan rääkima ja päeva lõpuks need inimesed peavad uskuma seda. Sa pead olema nagu tõsiselt võetav, eks, et ja see persooni nagu brändi ehitamine, eks ta nagu keeruline on, eriti Eesti mõistes, et
ma näen oma sõprade pealt, kes on nagu tuntud inimesed, et noh, ega see nagu liiga mõnus ei ole. Mille pärast? Inimesed tunnevad ära sind. Selles suhtes, kui sa nagu, hästi hea näide, eks ole, Tanel Kangert, ma ei tea, Eesti mõistes, kõik teavad, eestlased keegi ei julge nagu. Me olime Itaalias koondisega toidupoes ja kohalik müüja ütles, et ma näppisin seal mingid juurvilju, sain pahandada, mil ma kinnastite tegin COVID-i pärast, eks ole, ja siis ta küsis, kas me oleme jalgratturid. Ma ütlesin, jah, et mis ta sai aru, kas te olete Eestist? Ma ütlesin, jah, me oleme Eestist. Ja siis ta ütles, et ainuke asi, mis ta siis ütles, et Tanel Kangert, siis ma näitasin näpuga, et seal. Ja siis Tanel tuli sinna, ta rääkis 10 minutit juttu. Et tüüp on nagu siis, talle kindlasti ei meeldi see, eks, et ma sellest räägin, aga ma nägin seda kõrvalt nagu ettevõtja pilguga, eks ole, et tüüp on ikkagi nagu Itaalias, superstar võib-olla vale sõna öelda, aga nagu ikkagi nagu persooni bränd on nagu missugune, eks ole, et ta on sõitnud nendest tiimidest, ta on väga head tööd teinud, kõik teavad teda, eks. Et ega selline nagu, sa pead ühelt poolt ehitama, teiselt poolt ma nagu võib-olla ei tahaks seda teha, aga täna me teeme seda, eks, et ega meil valikuid ei ole. Kuidas sa ise teadlikult seda täna ehitad? Käidki podcastides rääkimas, on ju, mis veel teed? Me siin Jana on mind nagu viimasel ajal nagu upitanud, eks ole, et eks on nagu ajakirjad on, TV, mis podcastid, et ja eks mulle nagu, ma tunnen nagu seda, et ma tahaks nagu, podcastid on ka see, et võib-olla ma tahaks ise midagi nagu tagasi anda juba, et võib-olla ei olegi veel liiga palju anda, aga kui ma ütleme nii, et miks mind ka inspireeris see edulugu, eks ole, tuleme nagu rääkima, et ma olen ka me oleme omavahel hästi palju rääkinud tegelikult, eks, ja ikkagi teinekord panete lahtise käega vastu pead, et mida sa teed, et ära käi neid ämbrid, et ma ju tean, et ära tee selle tüübiga, ei ta ikka läheb teeb. Mille jaoks ma ju räägin sult, ära tee, eks ole, et nagu ja samamoodi ma ise näen, et kui ma ikkagi, mul on mõned nagu eeskujud, kellega ma ikkagi küsin nagu ja mulle meeldib, kui keegi ütleb nagu, et muidu vaata, sul tekib see tunne, et ma küll olen enesekindel, ma tean täpselt, mida ma tegema pean, aga see ongi hea, kui nii-öelda siis keegi patsutab sulle õlale, ütleb, kuule, et see on õige suund, et anna minna seda väga õigel teel või siis vastupidi, kuule, kurat, et mõtle veel natukene, et või küsi veel arvamusi või et selles suhtes sa saad aru, kuhu sa liigud, eks, et ja ma ise pean seda, ma ei ole väga mentorluse usku ise liiga palju, aga võib-olla see mentorlus ei ole see hea sõna, mida ma mõtlen, aga pigem ongi selline keegi, kellel on rohkem kogemust ja kes on samas äris ka olnud, et võib-olla hästi raske on see, et kui mina tulen, hakkan sind õpetama, kuidas koolitusäri teha, siis ei usu mind, sest ma ise ju ka ei tea, kuidas teha, eks ole, või vastupidi, eks ole, aga kui ma ei tea, mul on Alar Ojastu, eks ole, et kui ta räägiks sulle midagi, ilmselt sa usuks. Ilmselgelt. Et nagu sellised näited pigem või ma ei tea, kas sa küsid kellegi käest, ikka sa nagu arutad või räägid seltskonnas ja see annab sulle nagu mingit nagu usaldusväärsust, eks, et sa oled õigel teel, jah, ma teen õigeid asju ja lähme edasi, et sükene, sellepärast ma nagu mõndas inimesi väga austan nende töövõimet ja mulle meeldib seda nagu nii-öelda ära kasutada natuke. Kus sa neid mentoreid ise täna leidnud oled ja kes sul need on? Ma ütlen, see mentor on ikkagi baasena. Eeskujud, et ma ei ole neid kunagi teadlikult otsinud. Nad on mingitel hetkedel ise mu ellu tulnud ja nad pigem on, ma olen neid kuidagi nagu austanud või nad on oma tegevusega suutnud mind nagu heas mõttes siis erutuda. Kas nad on hullud tööloomad, näiteks hea sõber Urmas Peiker, et üks Funderbeami asutajatest, eks, et tema on nüüd meid siis viimased 3 aastat mind ikkagi nagu siis teatud nagu finantspoolt ja selliste asjade osas nagu suunanud ja aidanud, eks, et vaatad selle inimese töövõimet, siis mõtled, oleks mulle nagu pool sellest olnud, ei veerand oleks ka hästi, eks, et selle nagu ja seda arukust ja taibukust, eks, et siis jäädki suhtlema ja klapid hästi ja see on nagu äge, eks, et kindlasti see on toiduaine maailma mõttes on Katri Kõvask, et tema on üks nendest inimestest, kes nagu on, mulle meeldib sellest no bullshit, et otse ja hästi selgelt, et ja
ja nüüd must endast on ka saanud juba siuke väikene nagu nõuandja, eks ole, et alles hiljuti siin paluti, et ühed tüübid hakkavad või teevad juba seenekasvatust, mingid väga kihvti seeni, et tule räägi palun oma ämbritest ja lükka meid kuhugi poole, eks, et ja siis mõtled ka, et kurat, ma ikkagi peaks ja minema ja rääkima neile ja aitama neid natuke, et kuigi kui ma täna oma graafikut vaatan, siis ma nagu ei tohiks kuhugile minna, ma ei tohiks majast väljagi minna, peaks ainult nagu tegelema oma asjadega, eks, et aga ma ise mõtlen, et kui need teised inimesed on mulle oma aega andnud, et siis mina pean, mul on nagu see nagu surve, et ma pean nagu andma tagasi, eks, ja mis siin salata, ega kui keegi arvab, et ma olen nagu piisavalt tark ja ma olen piisavalt edev ja ta tahab mind kuulata, siis jumala Eesti. Lähme ja räägime. Ja, et ja mõtlengi, et eks see väike ettevõtjad ka omavahel ikkagi hästi palju, kui me nagu boostikuttidega suhtleme, et erinevate väiketootjatega on messil ikkagi räägid oma kogemuslugu, mina olen isegi nii kaugele läinud, et meil oli hea näide on Uga messilt, et tuli Venemaalt üks klient, otse jaeklient, kes tahtis mingit suppe osta. Ma tassisin nad nööpi, pidi nagu salvesti nii-öelda putkasse, eks ole, ütlesin, kuulge, nemad teevad suppi, et rääkige nendega. Salvesti ei ole minu jaoks konkurent, selles suhtes meil on täiesti erinev nagu teema, aga see ikka kuidagi nagu aitad ja või nagu, me oleme eestlased, me peame kokku hoidma. Ja me peaks palju rohkem koostööd tegema. Et samamoodi, kui mul on väga hea kontakt Rootsis, ma olen seda täna jaganud nagu kõikidele nende väiketootjate, kes meil seal olnud, et kuule, ma ei saa lubada, et siit midagi tuleb, aga minul on väga hea kontakt, eks, et selles suhtes rääkige, äkki teil tuleb ka, äkki on huvitav, võib-olla ei ole, ma ei oska öelda, eks, aga vähemalt see nagu või et nagu ärge selle tüübiga tehke, see on jutumees, eks, et siin paar päris head näidet ma olen öelnud, et ma olen selle läbi käinud, sealt ei tule mitte midagi ja siis tuleb. No teed, kus tuli või? et ongi siuksed asjad, miks me peame nagu rääkima ja aitama üksteist, eks, et ma isegi olen tegelikult mõelnud, et võib-olla oleks tark teha, ma ei tea, kas juhtida, neid juhtide klubis ja asju nii palju, keegi viitsi neid tegelikult teha, eks, et aga teha, ma ei tea, paar korda kvartalis või aastaski lihtsalt mingid lahe punt kokku ja räägime oma vahel lugusi, sööme ja võtab klaasi veini võib-olla, eks, et see kindlasti nagu aitaks. Pole üldse küsimustki. Aga siis ongi see, et tee ära sa. Ekspordime podcast on olemas, sinul on stuudio. On. Teeme ära. Teeme ära. Et ei, absoluutselt. Vähemalt ühe testi ja siis vaatame, mis saab. Teeme koos süüa ja räägime siis nii-öelda eksportimisest. Jah. Veiniklaasi taga ja arutame tõesti. Ma arvan, et see kindlasti oleks väga, väga hea nii-öelda start. Väga lahe. Sotsiaalne lubadus on õhku visatud. Seda ma küll ei plaaninud praegu. aga teeme nii, et mõte on minu, orgunn on sinu. Koht on sinu. Koht on minu. Puljong on sinu. Vabalt. No selge, siis teeme ära. Siis orgunni meie kontakt. Supiköök, ekspordi supiköök. Kõlab hästi. Ja siis kutsume mõlema poole kontakte kokku ja teeme tuttavaks ja ma arvan, see on ülikõva. Väga lahe. COVID, hea halb sulle? Väga hea. Selles suhtes nagu mul on COVIDiga hästi personaalne lugu. Me olime Soomes toidumessil, maksime nagu 1000 eurosi, et sinna minna, et olla seal väljas ja meil oli siis toodete nii-öelda kohaliku distribuutoriga, nemad olid veel oma buutiga väljas, oli siis toodete esitlus Soomes. Kõik jaeketid, kõik kutsutud. Teisel päeval pandi mess kinni. Eriolukord kuulutati välja. Me olime kas 3 või 4 päeva pidime olema seal, ma ei mäleta enam. Pakiga oma puljangid kokku ja esimese laevaga koju. Et kõigepealt mõtled, oh my god, et kõigepealt mõtlesin, mis lossit tuleb. Ja siis me nägime, et siin ei ole mitte kedagi. Esimene päev oligi tühi, suured tootid ei lubanud oma inimesi välja, eks ole. Mõtlesin, miks te seda messi üldse ära jätnud? Et me olime seal ilma publikuta. Ja siis siukene korra mõtled, et see ei olegi gripp või, et see on nagu, see on päris hull lugu, mis toimub, eks, aga ma olin selle COVIDiga väga isiklikult juba varasemalt seotud, sest meie pakendid tulid Hiinast ja mis sa arvad, mis piirkonnast? 2 V-ga hakkab. Ja meil oli pakendite selline error, et ja seal käis see pull juba detsembris, kus tehased pandi kinni, et selles suhtes mina olin sellega nagu juba personaalselt seotud, kui seda polnud veel isegi Euroopas, eks. Me ei saanud pakendeid, meil said pakendid otsa, see oli mingi elujama, eks ole. Sa oled nagu prime time'il talvel ja sul ei ole puljangit mitte kuskile pakkida. Et ja sul ei olegi midagi teha, eks ole. Aga ühesõnaga ma tulin koju, kuna 2 aastat tagasi meie pere
mina siis sain sealt samamoodi Soome täpselt samalt messilt gripi, mis siis oli niimoodi, et ma olin kas 3 või 4 päeva 40+ palavikus, siis sain jalad alla, siis sai mu poeg, kes oli tollal vist kas 2-aastane või, siis oli tema, me olime siis tema nädal aega, käisime haiglate vahel ja siis sai mu tütar, kes oli tollal kas 4 või 5 kuune, kellega siis mu abikaasa lõpuks oli, ühesõnaga, et me saime 3 nädalat siukest grippi ja kiirabi autorallit, et ma võtsin, ütleme nii, et kui ma sain aru, et jälle olukorda, siis ma tulin koju, võtsin Airbnb-s korteri endale ja ütlesin, et ma panin ennast nagu kõik naersid, isegi mu partnerid naersid mulle. Ma ütlesin, ma olen selle läbi teinud, kui seal on siuke risk olemas, siis mina seda oma perele nagu teist korda ma ei soovi seda ja mis siis juhtus oli see, et esimene päev ma siis tegin rahulikult pudeli veini, mõtlesin, et mis see uus elu nüüd siis tähendab, ja mulle nagu mõnes mõttes siuksed olukorrad nagu meeldivad, et sa oled nagu seisus, kus sa oled nagu, sa ei saa aru, mis toimub maailmas ja kus mul siis hakkas tootma, ma olin üksi, ma käisin õhtul, siis nägin oma lapsi mänguväljakul, eks ole, siis saime paar meetrit kontakti, saime nagu natukenegi olla, ma käisin jalutamas, ma kuulasin muusikat, ostsin kohe uue märkmiku, 2 tintelpenni ja puhas kulda. Täna vaatan, me kogu oma tootmise käisin ümber, kohe panime tootmise selles suhtes kinni, kõik kontaktid kinni, inimesi sisse ei lasknud, et see, ma nagu ühesõnaga päässin nagu nii palju, kui justkui sai, eks ole, ja tegime poodide põhised plaanid ja siis korraga nagu mõtlesime, et oot, tellimused hakkavad ju ka ära kukkuma, kõik eksport, kõik asjad. Vaata, mis siis tegema peaks? Eestlased on kodus, istuvad kodus, siis olid juba lukus varsti, oota, siis peaks rohkem tootma. Äkki oleks aeg nagu gaas põhja võtada, eks ole, ja siis läks selles suhtes veel siuke rock'n'roll, et me panime tele, me tegime 3 nädalaga sellise kampaaniat, mida tavaliselt tehakse 3 kuud. Me panime sotsiaalmeedia, tele, välimeedia, ütleme nii, et seda kukeseene kasteti kanapuljangist terve linda ja siis mul endal oli juba kergelt nagu paha olla, eks, et ma arvan, me tegime siukse 50 000 kampaania ikkagi nagu 3-4 korda odavamalt, eks, et ja me vajutasime, see oli megarisk nagu raha põletamiseks, aga ma arvan, et see risk õigustas ennast, et selles osas nagu Eesti turul me nagu suutsime siukse 30% tõusu teha. Väga tubli. Aga nii-öelda eksporditurul kõik me Horeca, see 5-60 kasmejutt, see kõik need restoranid olid ju kinni, eks, et see kukkus kõik ära. Et selles osas nagu meil ei nagu same suures mahus. Et me lihtsalt pidime nagu ümber tegema. Nüüd on see, kui nüüd vahepeal jälle hakkas taastuma, siis tundus nagu päris helge see asi juba kõik, eks ole. Nüüd jälle nii-öelda, eks see läheb hullemaks, et eks peab jälle nüüd tegutsema vastavalt nii-öelda nagu plaanile. Et aga ei, COVID on nagu mõnes mõttes hullult hea aeg-ald, et ta on aidanud nagu mõelda, selgust tuua ja sellises mitte reisimises ajal nagu siis vahepeal ka üksi olla, eks, et see üksi olemine on nagu mega tähtis, et mul toimis enda puhul COVID täpselt samamoodi, mul lõin käed kokku, et hullult põnev aeg hakkab nüüd. Et aga mille pärast me seda nagu vaata, on vaja kohe oodata mingit pauka, et siis mõtlema, miks me seda nagu tavahetkel ei võiks tekitada seda adrekat endale kuidagi ise anda. Ma olen kusjuures mõelnud niimoodi, et mul oli vahepeal nagu täiesti siiras plaan võtta endale iga kolmapäev vabaks, et teha esmaspäev, teisipäev räigelt tööd ja teha neljapäev reede räigelt tööd, aga võtta kolmapäev, üks päev ise endale. Et kui sa lähed hommikul trenni, sa ei lähegi kontorisse. Siis mõtlesin, et mul võiks olla veel siuke, ma ei tea, metsa sees siuke kodukontor ja et sa läheksid sinna, mul täna ei ole sellist, eks ole, aga et sa saaksid olla eemal, sa ei võtagi telefoni, kõik teavad, et sind ei olegi kolmapäeviti. Siis sa mõtledki oma neid mõtteid. See on mul siuke väike unistus praegu. Teoks ei ole veel nagu päris teinud? Või oled mõne kolmapäeva proovinud? Ei ole ühtegi teinud, sest tramm on, et ma olen siuke nagu mõnes mõttes nagu ka töönarkomaan, et ega kui ikkagi eelmine päev on nagu kaua olnud ja klientidega ja nii edasi, siis ma ikkagi järgmine päev lähen ka, et mul kuidagi see distsipliin on nagu nii kõva, et ma ei saa nagu, et ma üks päev siin tegin nii, et läksin kell 11 tööle, et jõin lihtsalt kohvi hommikul, paar tassi rohkem kodus, ma olen siuke kohvihoolik, eks, et hea kohvi minu jaoks on jube tähtis. Lugesin lehte ja mitte midagi ei juhtunud ja mul oli ilgelt hea tuju. Läksin tööl, laulsin autos, läksin jumala äge oli olla, et sellega peal nagu, see on siuke see enese abi teema, et sellega tuleb nagu tegeleda, ma praktikas olen jube kõva mees selles, tean täpselt, mida ma tegema pean. Teoorias. No praktikas ka tegelikult ma tean, ma olen seda teinud ennem, et ma olen kunagi 40 kilo oma kaalu kaotanud,
ma olen nii-öelda tippsportlastega jalgrattalaagris käinud, kui ma ei jõudnud ise võib-olla kingapaelga kinni panna ja ma vaatasin, tahaksin temaga kaasas sõita nagu trenni mõttes, eks. 10 aastat hiljem tahaksin päev on, selles suhtes nagu kõik on võimalik, mulle nagu mulle see ütlus, et kõik on võimalik, see nagu hirmsasti meeldib, et kui keegi ütleb mulle, et see ei ole võimalik, don't try. Punane lipp pärjale vasta. Ja need on head nupud, mida vajutada. Ma arvan, et see ei ole võimalik. Tavai teeme, Mul on iga podcasti lõpus sellised universaalsed 5 küsimust kõikidele samasugused. Hakkame nendega otsast minema. Ütle, mis on ostud, mis on sinu kui ettevõtja elukvaliteeti ja õnnelik olemist oluliselt mõjutanud? Nende ostudega on hästi kihvt, et ma saan ju aru, et kui ma tarbin sotsiaalmeediat, siis see ju päeva lõpuks on ju kõik niisugune nagu, kuidas siis on brainwash või, et ma olen tahtnud endale osta seda Oura sõrmust viimased 3 aastat. Palun osta ära. Mul on töötab. Ja, aga ma tean ise ka ju, kuidas ma magan ja millal ma magan ja ma ju tean seda, eks ole. Siis ma olen mõelnud, see 400 mingi something eurot, eks ole, et mul ei ole ju vaja seda, ma ju tean seda asja, kuidas see käib, eks ole. Ja siis sa näed seda kogu, see tuleb ja siis võtad, kurat, ma ostan selle. Ei, ma veel ei osta. Nagu, mängid nagu siis selle enda ajuga, eks ole, et aga mida ma ilmselgelt olen ostnud ja kuhu ma vist kogu meie pere nii-öelda eelarved olen aastast aastasse toppinud nagu sisu tühjaks ja võlgu ka on reisimised, eks, et mõnikord on ikkagi see aasta just siin kurtsime, et polegi saanud reisida ja siis Pirjo ütles mulle, et oota, et jaanuar, veebruar, Hawaii, siis olid sa Kulfood, Saksamaa, mingid need loeb. Et tõesti ei ole saanud käia väga, aga mõtlen, et see reisimine ja eemal olemine minu jaoks nagu mega tähtis, et ja viimased aastad, kuna lapsed on meil väiksed, eks me oleme saanud nii minna, et me lähme kevadel 6 ajaks Mallorcale, kus ma teen 2 rattalaagrit järjest ja sõidan nagu tundide kaupa jalgratast, eks ole, mis on siis minu palsamein ja söön neid saiakesi ja kohvi ja lihtsalt olen ja kirjutan natuke midagi võib-olla märkmikusse ja pere on seal ja see on nii mega nagu minu jaoks, see on see, mida ma tegelikult tahaks nagu teha rohkem ja rohkem ja rohkem, sest see annab mulle nagu kohati vabaduse, see annab mulle nagu selguse, just nagu see ongi see, mida ma otsin, nagu, et ega see füüsiline väsimus, ma saan väga hästi aru, kuidas mu keha töötab, nagu super hästi, ma pean nagu hästi toituma, ma pean nagu trenni tegema, sest kui ma trenni ei tee, siis ma ei suuda hästi toituda. Kui ma trenni ei tee, siis ma ei ole väsinud õhtuks, ma ei suuda magama minna, ma ei suuda maju välja lütada, siis ma ei maga, see on nagu, ma olen nagu, ma räägin tugev selles, aga seda kõike teha on mul vaja challenge'it. Ma pean võtma jälle challenge'it, ma tahan midagi võita, ma tahan midagi saavutada ja siis ma teen seda. Siis niisama ma ei viitsi teha seda, ma tean, kuidas see käib, ma tean, kuidas ma seda saavutan ja mis isegi lõpus tekib, on see ülim enesekindlus. Ma ju tean, et mul on 3 kuud vaja, et ma saan jälle minna Ironmani tegema ja see aasta oli esimest korda nii, kus ma tundsin, et kurat, ma ei vea välja. Et et see põhi on nii ära kadunud ja siis sa käid nende teiste tugevate tüüpidega trennis ja lihtsalt inised sealt taga ja ainult kannatad ja see on nii valus ja see on nii halb, kuidas sa lähed kell 11 tööle ja sa jood 2 espressot, et üldse aru saada, kus sa oled, eks ole. Ja siis sa mõtled, võib-olla oleks siiski mõistlik treenida nagu aasta läbi. Aga see up and down on see minu puhul nagu hästi, hästi nagu tavaline, eks. Aga kui sa küsid, et mis need on, siis kindlasti reisimine, nii-öelda spordiga seonduv. Ehk siis rattad sulle meeldib ka osta, ma olen kuulnud. Sa pole naisiga rääkinud? Ei, mul ei ole au teda tunda. Et mul on mõned jalgrattad. Palju maksab ühe jalgratturi, amatöörsportlane see kindlasti ei ole, profisportlane see ka vist otseselt ei ole, on ju, et mina olen ikkagi asjaarmastaja, palju asjaarmastaja ratas maksab, ma lihtsalt huvi pärast küsin. No eks seal, see on nagu palju auto maksab, eks ole. No siis palju sinu ratas maksab, küsim niimoodi. Milline? See viimane. Ma ei mäleta, kas üks oli ja eraldistega rattad peavad olema nagu ühesõnaga, mu isa mind niimoodi kasvatanud, keda enam ei ole, eks, et me ei ole nii rikkad, et osta odavaid asju ja ma ostan endale üldiselt väga vähe asju, aga ma üritan osta need alati hästi korralikud ja ma olen seda meelt, et pigem nagu vähe, aga head asjad. Sellega tekib üle teine asi, see kurat ei kulu ära ju, vaata need head asjad, sa käid kogu mingi ühtede samade mingi jopedega asjadega aastast aastast, aga sa oled ise väsinud sellest, aga samas Pirjo vingub, et pane ära, see on nii kole juba, see on 5 aastat sul on, aga töötab,
aga viimane metsaratas, mis ma ostsin, see graveli ratas, mul ei olnud sellist, et mulle õudselt meeldib nagu sõita sinna, kui ma tahan sõita sellel hetkel just, et see ei olnud kõige odavam. See number kuidagi hästi ümmargune oli praegu, mis sa ütlesid. Jah. Et ei olnud kõige odavam. Mis see suurusjärk on? Niisugune mõni tuhat rohkem. Ikka maksavad. Jah. Millised otsused või mõttelaadi muudatused on sinu kui ettevõtja elukvaliteeti või õnnelik olemist muutnud paremaks teinud? No ma arvan, et see eelmine küsimus on suhtkoht ikkagi sama, eks, et kui me lähme reisile, me saame olla eemal, ma näen palju selgemalt seda maailma, kui ma tulen tagasi, ma oskan nagu väga lihtsate asjadega ja see produktiivsus paar nädalat peale seda reisimist on see hoia mütsi kinni, eks, et noh, vahest mulle meeldib mõelda, et jumal, kus ma võiks töötada, kui mul pere ei oleks. Et see on nagu püha müristuseks ja siis on see, et kui sa töös oled nii väsinud selle koju, sa võtad need 2 väikest ahvi endale kaenlasteks, siis mõtled, jumal, kuidas ma üldse saan niimoodi mõelda, et selles suhtes on nagu, need supportivad üksteist ja meil on see kodunelu ka nagu maru hästi, et mul on kodus mu kindlus, Pirjo nagu toimetab selle poolega, ma ei pea nagu liiga palju selles osas ise nagu muretsema, eks, ja ma saan nagu rannida neid asju, aga samas jälle mõtlengi, et mulle vahest tundub, et töövõime nii väike võrreldes mõnede teiste inimestega, et see on niisugune kahe otsaga asi, eks. Jah, kunagi ei tea, peale vaadates võib nii tunduda, aga täitsa teab, mis seal päriselt on. Just, et. Raamatu soovitused 3 tükki ettevõtjatele. No tegelikult see on see, millega ma täna juttu alustasin, mis vist kaadrisse jäänud küll, aga et kui ma eile õhtul neid küsimusi korra vaatasin, eks, et siis tegelikult ma hakkasin nagu mõtlema, et kurat, ma olen tõesti nagu imelik tüüp, et ma ei loe nagu eneseabi raamatuid, ma ei loe nagu mingi ettevõtmiste raamatuid, et siis ma nagu mõtlesin, et kas mul on midagi viga, et viimane selline stiilis, mida ma üritasin lugeda, oli siis Alar Ojastu nii-öelda sellist psühholoogiat ja kõike seda poolt ja sellist head juhtimist ja ma ikka lugesin, ma tassisin seda reisilt reisile ja siis ma seal 5 lehte lugesin ja no oli põnev, et sai mingit nagu pointe ja asju, aga ma ei suuda liiga palju, aga mingid mägede seiklused, kus tüübid käivad Everesti otsas, seal ekspeditsioon läheb tagurpidi, kõik inimesed saavad surma, kuidas neid päästetakse, millised ebainimlikke nagu asju tehakse, et seda asja kokku pakkida. Aga soovita mõnda sellist nagu raamatut, mis sul tõesti nagu see sportlased, elulood? Elulugudes kindlasti see Nike lugu, eks ole, ratturite lood, et name it, et selles suhtes neid on nii palju, eks just siukseid nagu ägedaid lugus, et kas või Eesti sportlastest, et teistpidi hiljuti lugesin Tanel Jooki raamatut, et kui palju see mees trenni tegi. See oli haige. Kui see mees ei oleks nii palju trenni teinud, ta oleks maailmameister olnud. Just. Ja sa loed seda, täna ta saab ise ka sellest aru, aga ta oli lihtsalt nii sees seal, et talle erinevad treenerid ütlesid, et ära tee nii palju trenni, eks, et sugu või sa viga, eks, loed sellist asja või Kaido Höövelsoni lugesin hiljuti, eks ole, et ikka tahad kuidagi mul Eesti raamat tuleb, siis ma nagu ostan selle paberkandjal, et siuke nagu rumal harjumus, et tahad nagu supportida natuke või siis loed seda, mida seal Jaapanis nagu läbi elati, et nagu siuke, sa siin mulli, siis lähed, vaatad seal uue nupuga kohvi jälle ja nagu mõtled, teed rasket tööd või need ratturid, kes sõidavad seal 35-40 000 kilomeetrit, nagu need dieedid, need asjad, need võistlused, see on nagu minu enesabi, mida ma tahaks nagu lugeda, eks. Ja teine asi on siis nagu suur kirg on kokaraamatud, eks, et kus ma lihtsalt, kui mul on see hetk, ma vahest võtan ja loen ja vaatan ja ma ei otsigi mingit retsepti, ma just otsin seal lugu võib-olla sealt või mingid mõtteid või seda pühendamist, et see on nagu üliäge, et kus tüübid, muuseas üks vahelepõige, käisime nädal aega tagasi matkabussiga esimest korda elus, siis sõber Tõnis, mina ja Hugo, mul poiss, käisime matkabussiga Hiiumaal 2,5-3 päeva ja me tegime seal, me nimetasime siis seda siukseks gurmee karavaniks ja me tegime siis ühel õhtul 7 käigus õhtusöögi iseendale, et tegime pilte, tegime nagu, ja see oli selline inspiratsioonilaks. Hugo tõi merest vetikaid, siis me viskasime lõkkesse, keerasime sinna sisse kartuli, tegime lõkkekartulit nagu adru sees, see suits, kõik, teed mingid nagu siuksed asja nagu, ma arvan, et enamus kuulame, see on täitsa napakas tüüp, aga sain sellise litakaselt, sa pead tegema nagu selliseid asju, et vanasti oli nagu see ka hästi palju mul siukest haikimist, et nagu siukest nagu füüsilist matkamist, aga see nüüd nagu pere kõrvalt jäänud nagu ikkagi, sa ei saa minna ja lubada endale see 2 nädalat kuskil matkad, eks ole, aga need on need asjad, mis mulle teha meeldib, et ühtegi head raamatu soovitusid ei tulnud vist.
tuli küll Leokit, ma võin kahel käel alla kirjutada, see on lihtsalt nii haige, kuidas siis mõtled, et sinu elu on raske, kuidas jalaluu murdudega vennad sõidavad krossi, nii et prill ees ei ole, no väga hull, väga hull. Mis sul on sellised tööriistad või äpid, mida sa kasutad ja ilma milleta sa täna enam elu ette ei kujutaks? Ka sellele ma eile mõtlesin, aga tead, see on nii piinlik, kui see ka ei ole tunnistada, see Spotify. Et see on nagu, kõik rääksid äris, neil on ühed äpid ja elus on teised, see Spotify on mul nagu autos, kontoris, klapis, ma ei tea, mis minuga juhtunud on, eks, et see on üks ja kindlasti siis, kui ma trenni teen, siis on Training Peaks on siis see, kus mu treeningplaanid ilmuvad, mida siis mu treener Marko Albert sinna sätib ja kus kogu see data sinna tagasi läheb ja kus analüüs siis toimub, eks, et see on siis nagu siuke teine, et tööalaselt on meil on nagu suhteliselt lihtne, nagu, et meil on ikkagi nagu Microsoft, eks, Teams, et kõik see pool, et ei ole mingid edevad Monday ja Slack ja tundub, et teed saab puid praegu siit. Et selles suhtes meil on nagu ikkagi see suhteliselt lihtne juhtimissüsteem ka, eks, et meil ei ole vaja nagu liiga palju ülevalt alla neid asju ja kõik on nagu iseseisvad ja tublid, et ja vana hea paber ja pliiats, et kui ma 2 aastat tagasi arvasin, et see on nagu siukene ikkagi siuke totrus, siis nagu mida vanemaks ma saan, seda rohkem ma seda paberit ja pliiatsit tahan kasutada, et kas või mingite mõtete kirjapanemiseks, et kuigi need mõtted ei tule liiga tihti, liiga palju, nagu selles suhtes ma tahaks rohkem seda aega, aga ma ei oska nagu keset seda päeva võtta seda paberit ja hakata nüüd kirjutama, eks, et aga mul on siuke kaustik, kus ma aeg-ajalt nagu mulle meeldib sodida ja mitte, et ma oskaks nagu väga hästi joonistada või midagi teha, eks, et aga panedki mingeid mõtteid ja eriti kihvt on see, kui sa pärast nagu lappad neid asju ja sa oled need ära teinud, siis on nagu mega tunne, et ma ükspäev vaatasin seda kaustikut just ühe teise asja pärast ja seal olid need asjad, mida ma siis COVID ajal mõtlesin. Ja see oli 7-8 asja, siis ta on üks tegemata. Ülitubli. Ja ma ei ole teinud neid nagu nii, et ma tegin to-do listi ja ma hakkasin neid maha tõmbama. Ma lihtsalt kirjutasin mingeid mõtteid, mingeid asju ja nüüd ma tagantjärgi vaatasin, kuule, need on meile kõik tehtud. Et see natuke nagu kiht vaadata, see nagu upitab jälle, et ise vai endale, eks. Räägime natukene lifehackidest. Trenni. Palju sa täna trenni teed üldse? Siin on 2 varianti, et kas ikka tund 2 nädalas või siis 10-12 tundi nädalas, et ühest äärmusest teise. Et stabiilsust ei ole seal? Nüüd mul on, või mis mul on, meie pere võttis koera nüüd, kes on nagu siis meil siuke koroonaaegne koer, et me saime ta Austraalia lambakoera ja tänu siuke ägedale juhusele ja temast on saanud minu parim abimees nüüd õhtuti, et ma söön ära ja siis ma olen saanud ühest väga halvast harjumusest lahti, kui lapsed lähevad magama, et siis mul oli see. Mis sa lappasid? Tead seal feedi erinevaid ja ühesõnaga nagu lihtsalt mitte midagi teinud, sest ma olen õhtuti nii sodi, et kuna me peres telekat ei vaadata eriti, eks, siis ongi see, et sa teed veel hullem asja, sa lappad seda telefoni nii, et sa mitte midagi sealt sul meelde jää, mida sa vaatad, täiesti idiootsuseks. Ise saad aru, ise saad ju aru, et just. See on ju rumalus on ja nüüd ma olen siis teinud nii, et lapsed magama ja koer, mul on mingi 7-8 kiltsanne ring ja 100 kui buss nuge, ma olen nüüd 2 nädalat järjest käinud, eks ole, ja ülikaif, klapid pähe, lähed ja selles suhtes hea uni kohe, ma muud trenni ei ole praegu üldse jõudnud teha, eks. Hea uni, sa käid selle nii-öelda raske toidu ka võib-olla maha ja pea nagu, ütleme, kas see selge on, aga märksa selgem, eks ole, kui seda feedi seal lapates, et nüüd on meie koerast on saanud mu parim siuke ja kuna tema on ka kergelt ülekaalus, nii nagu mina, eks, et siis mõlevale siuke, yes. Toetame üksteist. Just. Toiduhäkk, ühed on meil siin laua peal, ehk siis tegelikult see on nagu väga hea häkk, aga suure kokkajana sul on veel äkki mingid selliseid? Me ise nagu, ma olen siin proovinud mingid ketosi ja asju ja tegelikult minu kehale töötab ikkagi ainult see iga 4 tunni tagant söömine ja ma üritan nagu siis süüa nii, et mida õhtupoole on seda vähem süsivesikut, eks nagu palju rohelist alati ja kõik asju nagu värskelt, et kui sa sööd liha, siis tee see liha ise. Et selles suhtes nagu lõpuni, eks, et kui sa sööd mingisugust salatit või asja, siis tee ühesõnaga, et meil kodus on vahest hirmus närvi, et külmkapi ukse lahti ja seal ei ole mitte midagi süüa. Seal on porgand, seal on kapsast, seal on liha, seal on, ma ei tea, mingid juustud, asjad, seal on igast asju, aga midagi sellist, et
teeks nüüd ühe võiku või viskaks midagi mõnusat sihukest asja ei ole, et sa pead kõigest nagu toitu tegema. Ja samas, kui ma nagu seda näen, siis tegelikult on nagu tore ju, et ja meil on mingisugused, ma ei tea, kas nüüd häkid on nagu mingid traditsioonid, et kus meil on mingid pannkoogi pühapäevad, eks ole, ja sihukene kohvi on au sees, nagu ma mainisin, eks, et see küll võib-olla kõige kasulikum häkk ei ole, eks. Miks? Aga ma ei tea, eks inimesed räägivad nagu erinevat juttu, aga kohvi minu jaoks on nagu absoluutselt, et mul on korralik käpaga masin, eks, veskid, asjad, kõik on nagu timmitud, et nagu paar tassi head kohvi on ikkagi nagu must, et ilma selleta nagu see ei toimi üldse. Ja selle kohta nad ütlevad, et paar tassi on väga-väga kasulik kogus ka, nii et pigem on jah see, kui sa sinna 10 kanti liigud, vaata, siis on võib-olla vähe halba. Mul keha saab kohe aru, et ma vahest teen isegi nii, et mulle meeldib hommikuti juua siis nagu sükest pikemat kohvi, kas siis sükest amerikaanat või isegi panen piimaga, eks ole, nagu mandlipiima või midagi. Ja vahest nii, et 2 suurt tassi, ikkagi topelt espresso põhjaga, teed 3. ka, võtad lonksu ja saad aru, tegelikult ma ei taha seda. Ja saadki nagu aru, kus see piir on või et alkoholiga on teine sama asi, et kuna oled sporti nii palju teinud, et vanasti mul ikkagi pidutseda, selles ma olin päris tugev, ja nüüd on ka teinekord võtad 2 klaasi veini ja saad aru, et kõik, siis tahagi rohkem, eks, et kuidagi nagu keha või mitte keha, ise oskad paremini keha kuulda, et sa saad nagu aru, kus on nagu, et nüüd aitab, et see mulle nagu meeldib. See keha tunnetus on tekkinud. Uni koeraga jalutama? Ja uni, ma tahaks veel varem magama, nagu ma lähen, aga ma lähen siis orienteerult 11+, et ja ikkagi sihukene 7-8 miinimum, või mitte miinimum, väiksed lapsed, et seal nagu meil on siis nagu jagatud niimoodi kuidagi läinud, et mina nagu siis öösel üritan siis nii-öelda abikaasat nagu aidata nii palju, kui ma et kui on vaja võtta neid või tuua või siis nagu, kuna ma suudan nii, et ma nagu magan 2 tundi, hüppan püsti ja magan edasi, eks, aga et selles suhtes hea uni on ikka nagu eriti nüüd viimasel ma tundma hakanud, kui vahest mõni ronib meile voodisse ja ei saa magada, saad see jalgadega vastu pead paar korda öösel ja kohe on hommik teine, kohe täiesti, et nii hästi oled tundma ennast hakanud nagu keha mõtlen just, eks ole, või et võtad seal, alles hiljuti oli, et panin 2 klaasi veini õhtul sõpradega, ei saa magada, kell 2 on uni läinud, eks ole, selles suhtes nagu see veini uimane uni ja järgmine täiesti surnud, mis mõtled 2 klaasi veini, kuulge, halloo, et selles suhtes, et nii hästi on tunda, et sul peavad režiimid paigas olema ja hoopis teine minek on, täiesti teine minek. Kuidas oma fookust hoiad? Fookust, ütleme nii, et kas siis me räägime suure pildi fookust? Pigem nagu endal siuke töö tegemist, keskendumine. Jube keeruline on, et selles suhtes ja ma olen selles suhtes ka nõrk, et kui ma näen, et sa helistad mulle, siis ma võtan vastu. Miks sa võtad? Ma ei tea, ma tahan suga rääkida. Pärast võid ka. Aga äkki sa tahab mulle midagi tarka öelda kohe. Ei, see on mu nõrkus, et selles suhtes see ei, ma tean, ma võiks üldse vahest ära panna ja teha. Teine asi, meil on open office. Mulle õudselt meeldis, meil on nagu 4,5 meetrised laed, kõik istuvad koos ja ma tunnen, et ma ei saa üldse tööd teha vahest. Et see on täpselt sihukene ja kodus ma ei suuda tööd teha. Ma ei tea, miks ma ei suuda teha kodus tööd. Ma võin kohvikusse minna teha tööd, kodus ma ei suuda. Isegi mitte kedagi ei ole kodus. Kodu on kindlus, nagu sa ütlesid, see on sul puhkamise koht, vaata selle pärast. Hea point. Et selles suhtes ma unistangi enda mingist väiksest kohast kuskil, kus ma saan minna üksi olla, see lõhnab sihukese suvile järgiks, et metsa sees ja tehagi tööd reaalselt või mõelda ja jalutada. Ega siis ettevõtjana ei ole töö tegema alati see, kui sa oled arvutis. Et päris tihti tuleb ka nagu muid asju teha, et oleks kuhu minna, eks. Ja see motivatsioon tuleneb ka ikkagi fookus, ütleme, tuleneb ikkagi eesmärkidest, et kui see suur eesmärk on nagu kirjas, siis see on nagu see treeningplaani loogika, et mulle ei meeldinud aastaid teha ettevõtte eelarvet, sest ma ei saanud aru, miks seda vaja teha on. Et kuidas ma tean, kes meil järgmine aasta nagu tuleb, mis riigid tulevad, mis kogus, kuidas ma ennustan seda? Pane midagi paberil, kuidas ma panen? Ma saan mingi, ma ei tea, tuleb järgmine aasta Austraalia suurim jaekett hakkab ostma. Kuidas ma ennustan seda? Seda ei ole võimalik ennustada, eks. Ja siis mul ikka mingi targemad tüübid rääksid, ei, et sa pead tegema eelarve nagu tee nagu mingigi jube hea tööriist. Jube hea. Mille pärast? Nagu jälle see treeningplaan, et sa vaatad neid tulemusi, sa oled pannud riigiti laiali, mida sa oled ennustanud, kuhu, kui sa ületad on hea tunne, kui sa ei ületad, siis
nii, mis me veel peaks tegema, kus nagu jube hea tööriist, et noh, sa ei saa teha ju nagu tippspordi mõistes samamoodi sporti, kui sul ei ole treeningplaani. Täna kehva ilm, täna ei lähe. Noh, mis mõttes on, et sellest, kui sa oled ikka mingid numbrid endale kirjutanud, nagu siis see aitab seda fookust hoida või ma mõtlen, et sul peab olema mingi suur eesmärk ja kuhu sa siis iga päev väikeste sammudega lähed, eks, et nii see tundub nagu hea. Sa oled mulle esimene inimene, kes selle, ma arvan, peaaegu nüüd maha müünud, ma ei ole ka oma ettevõtluskarjääri jaoks mitte kunagi mitte ühtegi eelarvet ja plaani nagu teinud selles mõttes. Aga noh, mõtlengi, et me tegime siin meie siis see nii-öelda käibe kasvanud nii, et ma alguses mõtlesin, see on hästi lihtne, et esimene aasta me tegime 200 000, siis mõtlesin, et järgmine aasta ma tahan teha nagu 400, tegime täpselt 400. Siis mõtlesin, et no loogiline oleks vist teha 800, on ju. Siis ütlesin kõigil, me teeme 800, siis tegime 560 ainult. See tõmbas mulle nagu sellise nagu laksu nagu vastu pead, et me oleme nagu kehvasti tööd teinud. Noh, siis teised, kui mul pärast ütlevad, et nagu võib-olla on päris nagu idiootne arvata, et see iga aasta 2 korda kasvad, on ju. Aga minule oli ikkagi see, et see oli nagu äratuskell. Kui ma sain septembris aru, et siit ei tule mingid 800, mis te nalja teete või? Ja noh, kohe vaatame seda, noh, mitte nagu mingit paanikat, aga ikkagi nagu vaatame natukene asju, kuidas on, et nagu, et see on, noh, siis tegin 560, siis mõtlesin, nüüd me teeme 1 miljoni. Noh, jälle nagu nagu mõistlik kasv, noh, teeme 850, eks. Noh, ma arvan, see COVID olukorras nagu 35% kasvu jälle päris nagu viisakas, on ja ikka jälle vaatad nagu, nii, järgmises aastaks panime 1,4, on ja, et noh, et mulle meeldib natuke suuremaid eesmärke panna, et ja mõtle, kui sa ületad selle, wow, see ongi siukse nagu teadlikult siukse eesmärgi tekitamine, kui sealt alla tuleb, siis on nagu see teadlik kriisi tekitamine, mis me teame, et ütleb meiesuguste tüüpide puhul nagu väga hästi tegelikult on. Et see, ma soovitaks sulle seda 2021 aasta eelarvet. Pane paberile, see eelarve peab olema ju alati Excelis selline ja teine asi, mis mul on õpetatud, ära müügi kasvu mitte kunagi valemiga tee. Mis see tähendab? No ütleme nii, et me võtame 2020 aasta põhja ja nüüd, kui küsib, palju see järgmine aasta müüd, siis võtad niimoodi, et noh, võtad need kuud on ja paned pluss 7% tõmbad nagu Exceli nagu sinna lõppu, nüüd müüd nii palju on ja et kirjutagi pastakaga, kirjuta pliiatsiga, et noh, sa tead, et see eelmine aasta, ma ei tea, tegid märtsis käivad 20 000, nüüd tahaks 23 000 on ja noh, et paned nagu, siis aprill võiks olla 27, noh, jagad koolituspäevade järgi ära, nüüd koolita mina sind. Just, no nii ongi, aga sellepärast kutsusin, ka targemaid kutsun alati siia. Et mul on sama loogika, et ma palkan endast targemaid inimesi nüüd ainult ettevõttesse, et siis ise oled lõpuks võtta kõige nagu seal tagaplaanil ja teised on sus kõige targ, noh, mitte kõige targemad, aga teised on märksa targemad kui sina ja probleem on maas. ja produktiivsuse osas mingid soovitusi kuulajale, vaatajale? Noh, eks see on tegelikult need viimased punktid kõik tagasi nüüd ju, eks, et kui sa sööd hästi, kui sa magad hästi, kui sa teed hästi trenni, kui sul on pereelu paigas, ma ei tea, noh, ma olen see päikesekutt ka, eks ole, et selles suhtes, kui siit pilve vahelt seda päikest viskab, siis nagu hakkab niimoodi tootma, eks, et ja noh, miks ma olen ka ikkagi talvel üritanud alati ära käia nagu, et on see, et saada korra seda päikest ja saada seda nii-öelda, aga noh, see aasta on tegelikult ka see Eesti metsas liikumine jälle annab ikka nagu hoopis teisi hingamise, et sa lähed ja möllad seal ja noh, nüüd jälle koeraga olen käinud, eks ole, seal sügis, mets on paksult lehti täis, päike paistab pilve tagant korra välja ja sul hoopis teine emotsioon, hoopis teine. Et selles suhtes nagu, noh, minu jaoks see looduse ringi liikumine ja hea toit. Ja hea toit on minuga kõige suurem miinus, nagu seda muusit näha on, eks, et ma võiks nagu hästi süüa ja palju. Elgor, suured tänud sulle kogu selle hea informatsiooni eest ja ma loodan, et su 1,4 milkut tuleb täis ja kes täna meid kuulasid, vaatasid, siis järgmine kord poodi minnes võtke Juurviina letist ja aidake sellele kaasa ja testige ära tooted, kes veel ei ole proovinud, nii et aitäh sulle. Aitäh ja siis kõik need ekspordi ettevõtete juhid ja kandidaadid, et siis vaatame, kuidas see COVID läheb ja teeme Food Studios ja ühise ürituse. Väga lahe, selle teeme ära. See jäi siin kõlama. Selle teeme ära. Väga lahe, aitäh sulle. Aitäh. Tänud, et sa oled selle podcasti lõpuni kuulanud. Enne kui sa ära lähed. Kui sa tahad korralikult läbimõeldud veebilehte, mis aitab sul müüki kasvatada ja oleks siis heaks eelduseks, kui sa tahad minna välisturgudele või sul on mõni muu turundusalane väljakutse, siis mine lavi.ee ja vaata, võib-olla saame sulle abiks olla. Samuti, kui sul on vaja kvaliteetset
sisu, olgu see siis video, olgu see siis heli ja nõuga, kuidas siis seda levitada, et oma klientidele väärtust luua ja jälgijaskonda kasvatada, siis maratonstuudios.ee on kindlasti see koht, mida uurida ja kus kohast alustada. Olen Ahti ja Markoga väga palju koostööd teinud erinevaid projekte ja seesama podcast Ekspordime, mida sa kuulad, on siin samas Maraton stuudio sees salvestatud ja julgen neid mehi nagu tõsiselt soovitada. Ja miks? On see, et nad on profid, nad hoolivad sinust, nad teevad asja hingega ja sellist komplekti või kokteili kohtab ikka väga-väga harva.